Raamatud Suhtekiskjad. Minu jaoks, ma pean kahjuks ütlema, et 2 aasta jooksul ainuke raamat, mille me oleme järjest läbi lugenud, ilma et ma oleks vahele teisi raamatuid võtnud. Ma jäin sõltuvusse igast loost ja ma ei väsi kiitmast, et üks mees Eestis kirjutab nii ilusa sõna ladususega, nii tugevate tunnetega ja nii kujundlikult ja et seda sina ei kuulnud. Et teda võib kiita selle eest, et on avanud Eesti oma sellise suhte draamade lahendamise rea ja ma väga loodan, et siin näha kõikidel lavadel, kus mees saab esindada siis iseennast selles kohas, kust võitlusest väljutakse ükskord võitjana. Okei, aga siis palun, lava on sinu. Aitäh. Võib-olla sa veel mõne sõnaga ütled? Jaa, ma mõne sõnaga pigem räägin, aga tegelikult miks ma siin olen, on tõesti see raamat, eks ju. Et varem ei ole ma kuskil nii-öelda tõusnud vähemalt selle teemaga kindlasti esile ja selle raamatu pärast ma siin ka olen, eks ju. Ja selle raamatu valmimisele kulus tõesti, ma ei saaks öelda, 5 aastat kindlasti, reaalselt 5 aastat, aga loomulikult on selle tagataust palju pikem, mis ulatud juba 10 aasta ja rohkemgi tagusesse aega, eks ju. Ja miks ma selle raamatu kirjutasin, oligi tegelikult pigem sellepärast, et ma ise ei leidnud seda, mingit sarnast raamatut, mida ma võiks lugeda, mis annaks mulle vastused. Sest jah, ma olen kõik need etapid tegelikult läbi käinud, mis minu sarnased inimesed on olnud. Võib-olla ma olen valinud lihtsalt teise tee ja võib-olla peatunud teises etapis, sest alguses algata muidugi loomulikult sellise lihtsa kirjandusega ja otsid alati mingid otsid lihtsaid kinnitusi sellele, et sa tegelikult ei ole hull ja sa ei näe asju valesti, aga mingi aeg see etapp peab ära lõppema, siis sa liigud edasi. Ja siis sa liigud edasi eneseparandamise poole ja nüüd ongi see küsimus, et ma olen palju mõelnud selle eneseparandamise ja enesemuutmise teema kohta, et tegelikult on see mõnes mõttes illusioon. Inimesed tahavad tunda ennast mugavalt, nad tahavad saada kinnitust endale, et nad on normaalsed. Ja eneseabi raamatud, blogid, mida iganes, mis teema, eks ju, võib-olla ka siis teraapiad annavad neile tegelikult väga hea nagu abikäe. Et jah, te oletegi normaalne. Ja sellest inimesel piisab. Sellest piisab temale, eks ju, aga see ei ole piisav. Ja paljud inimesed jäävadki sinna etappi seisma, kus nad arvavad, et nüüd on kõik korras, et ma olen saanud endale selle kindluse, ma olen loonud enda jaoks illusiooni, kus kõik on hea. Ja siis ongi see tunne, kus on see eneseabi raamatud ja need teemad on nagu plaaster, mis pannakse sulle peale. Sa paned selle plaaster peale, sa tunned ennast hästi, kuni sa loed selle raamatu kaanest kaaneni läbi, paned ära, mingi aeg on sul see mõnus eufooria ja siis on kõik. Siis on järgmist raamatut vaja, järgmist plaastrit. Sest see peab sulle kinnitama kogu aeg. Et sul on kõik korras. Ja uus raamat annab sulle uued vastused, võib-olla alati teise nurga, aga kõik on sama, eks, ja sa jälle tunned. Ja siis sa oledki sinna lõpuks püütud selle kirjanduse. Ja ma arvan, et päris palju inimesi, autoreid, spetsialiste võib-olla kasutavadki eneseteadmata kindlasti, eks, aga natikene julmad seda nõrka inimest ära ja nad pakuvadki talle seda plaastrit reaalseid vastuseid andma. Ja mulle tuleb kohe meelde need Krassov, kes on siin Eestis käinud, terve riiuli täis, eks ju, suhetest, egregoridest, ema armastusest. Ja siis, kui ta siin oli, siis keegi küsis, et mis sul praegu endal abielus läheb. Ei no, see abielu asi ei ole mul väga tugev külg, on ju, et mul nagu ei ole naistega vedanud. Aga raamatümüük on nagu edukas. Pole viga, on ju. Jah, ja nüüd ongi see, et hästi palju keskendutakse selle subjektiivsele ja on neid kogemusnõustajad, eks ju, mina ei tea ennast kogemusnõustajaks, mina ei taha nüüd rääkida seda, et mis mina tundsin, eks, mina tahan tegelikult seda nagu avaldada, mida ma õppisin tundma. Läbi enda mõistmise, läbi selle materjali mõistmise, mis ma siis tõesti need aastad läbi lugesin, eks ju. Ülikooli taustaga ma olen, eks ju, kõrgharidusega, et selles suhtes minu jaoks ei tule nagu see akadeemiline lähenemine ei tule nagu
võõralt, eks ju, ja see metoodika mulle tuttav. Et noh, ilmselt on see raamatus ka näha seda asja. Ja ma läksin sinna süviti sisse, et mõista ennast ja seda olukorda, kus väga paljud minusarnased on. Ühesõnaga ma käisin pidevalt need etapid läbi, alustasime algusest, on see ohvri mentaliteet, ma olen nüüd ohver, eks ju. Ja siis ma otsin endale kinnitust, et ma olen ohver, et ma võin ennast ohvrina tunda, on juba järgmine tasand, eks ju, ja siis lähed sa vaikselt edasi. No ma ei oska öelda, kus tasandil mina olen, ilmselt oleme seal üleval pool praegu. Seistes nüüd teiste ees ja mitte kogemusesinejana või kus siis on kogemus. Et ma ei oled ikka kogemuses? Ja no kogemused ja ma nagu üritan jah enda kogemust avaldada või siis oma kogemusest rääkida, aga pigem jah see, mis soovi see kogemus minus tekitas, soovi mõista inimesi, iseennast. Ja minu jaoks oli nagu kõige parem mõistmine see, et ma olen tegelikult täitsa tavaline mees. Ma olen täitsa tavaline, ma käitusin täiesti tavaliselt, nagu käitub samasugune mees või naine samasuguses olukorras nagu mina. Et see oli minu jaoks kõige vabastavam. Aga noh, see on tavaline asi, mis inimesed tunnevad. Ja sealt edasi siis oligi, kuna mina olen siis nüüd selline inimene, kes tõesti tahab vastuseid leida kuni juurteni välja, siis selle teema ma võtsingi kätte, selle raamatu ma avaldasin. Üks käsikirja 1000 leheküljeni pastib praeguseni, sahtlis ilmselt sinna ta jääbki. Kas see on su elulugu? Ei, see ei ole mu elulugu. Rääkides nüüd kirjutamisest, see oli ka jälle etapiline. Algas ta sellega, et ma tahaks endast rääkida. Ma tahan pikkida oma kogemusi sinna sisse, eks ju, rääkides jälle samamoodi. Aga see oleks väga subjektiivne olnud ja päris ausalt öelda, ma ei tahtnud ennast niimoodi avaldada. Aga kas see nüüd nendes lugudes on sinu lapsepõlve nüansse ka? Seal on kõigi. Tegelikult need on ju, see on nii-öelda need illustratiivsed lood, mis on, need Loviisad ja Petid ja need on tegelikult koosnevad ju üksikutest detailidest. See on põhimõtteliselt on kokku pandud ühte lukku kompott mingitest tõenäosustest, mis sellise inimese puhul on. Sest arusaadavalt, kui ta on domineeriv inimene, eks ju, siis käitub ta seda viisi. Ja need suhtemustrid ja need käitumisviisid, need on kõik tegelikult võetud ju erinevatest lugudest kokku. Lihtsalt minu kunst oli siis need nii-öelda ühendada selliseks mõistetavaks tervikuks. Et inimene mõistaks, et see oleks nagu üks inimene. Sest tegelikult ei ole nende ühegi loo taga sellist, ütleme, inimest, kellele ma saaksin näidata näpuga, et näed, see ongi tema lugu. Et need on kõik välja mõeldud. Need on illustratiivseks materjaliks. Herne või oakaun on ju ja siis need herned seal sees on siis need nüansid on ju. Ja kaun on nagu see inimene, kes kannab, eks ju, seda terade mustrit. Ja siis igaüks võib sealt kaunast üles leida, nii nagu homeopaatilistes ainetes leiame alati üles, et issand, see käib täpselt minu kohta on ju, et see nüanss. Need on ka täpselt sellised homeopaatilised lood. Jah, ma mõtlesingi kaua aega, et kuidas ma teen. Martha Stout on teinud raamatu Minu naaber sotsiopaat. Olete võib-olla lugenud, ei ole? Vot see raamat oli see, kus ma sain nagu idee, kus ma võiksin kasutada, kus ma võiksin seda illustratiivset materjali, et need inimeste lood on, kus inimesed saavad samastada ennast, lugejad saavad samastada. Ja mõista, mis selle inimese sees toimub. Just mitte näha lihtsalt, mis välimine on, vaid ka mis ta sees toimub. Ja panna ennast selle inimese sisse, vaadata. Ja siis tuua juurde seletus. Miks see võib nii olla? Et ma ühesõnaga olen ühendanud nii-öelda selle subjektiivse, sellise lihtsa meelelahutuse, sellise süva, ma ei saa öelda meelelahutusega, aga süvateadusega põhimõtteliselt. Ja olen üritanud seda silda nii-öelda nende kahe vahel luua. Ma ise olen sellega rahul, kuigi oleks võinud teisiti minna, praegugi mõtlen, mida ma saaksin veel teisiti teha, aga noh, see selleks, eks ju. Nii, ja nüüd. Suhtekiskjad 2. Suhtekiskjad, pigem suhtekiskja oleks ilma mitmuseta, oleks selle järgmine pealkiri, kui ta läheb edasi. Mine tea. Aga endast siis. Räägi endast väikese poisina. Väikse poisina. No loomulikult sealt meil algabki kõik, eks ju. Sealt meil algavad kõik
linnapoiss või linnapoiss? Linnapoiss, täiesti linnapoiss, natuke uje, omaette hoidev, kindlasti, introvertne. kogu oma taskurahastust raamatuid. No see on juba hiljem, see on juba hiljem ajalugu jah, kui sa ostad endale raamatuid jah, taskuraha eest, aga jaa, raamatud on, õppisin lugema hästi hilja. õed-vennad? õdesid, vendasid ei ole, üksik. Sa tahad mingi profiili mul luua siin praegu? Me kujutame sind ette nüüd ühes perekonnas, me hakkame sinuga koos kasvama. Jaa, hakkamegi minuga koos kasvama, okei. Ema on ülihooliv, isa on üliettevõtlik. Isa on väga iseseisev, ema on natikene, kes otsib tuge ja pakub ka tuge vastu. Ja mõlemad on kaksikud ja siit on siis aru saada, miks ma selline mees olen sirgunud, kes kord öeldakse minu kohta, et ma ei osanud arvata, et sa selline oled. Ma ei saanud aru, mis mõttes. Selles suhtes, et kaksikud on nagu kahepalgelised ja nüüd on mul siis mõlemad vanemad on kaksikud, eks ju, tähtkujud. Et jah, et see nagu on minu siis selle isiksuse looja. Rohkem kui 4 vanemat oli kogu aeg. Jaa, rohkem kui 4 vanemat siis mõnikord, eks ju, aga see selleks. Ja arusaadavalt siis see isiksuse tüüp, mis minul välja kujunes, oligi väga küps selliseks ärakasutamiseks. Ma olin ka andja, eks ju. Eks õppisin ma varakult nii-öelda inimesi mõistma või vaatlema, pigem vaatlema, kas ma nüüd seda oskasin ära kasutada, ma ei ütleks, et ma oskasin inimesi ära kasutada, aga ma oskasin neid lugeda. Ja sellised, noh, ma ei saaks öelda empaat nagu väljend on, et ma ei saaks enda kohta öelda empaat, aga jah, mina olen üks tüüpiline selline ohvrimuster või ohvri figuur, kellel oli potentsiaal siis sellisesse suhtesse minna. Ometi sa oskasid lugeda teisi. Ometi ma oskasin lugeda, aga ma ei osanud seda ära kasutada. See oli minu probleem. Et sa nagu mõistsid, et sa oled ohver siis juba või? Ei, ma ei mõista. No, eks loomulikult sa mõistad ju ära. Kui me räägime nüüd juba, kui me liigume nüüd juba aastaid edasi, eks ju, kus sa oled suhtes sees ja arusaadavalt tunned sa, et midagi on valesti. Kuid samas, kui sa oled tegelikult maast madalalt harjunud sellise nii-öelda kannatlikkusega ja mõistlikkusega ja sallivuse ja pigem siis selle enda kohanemisega. Sa olid hea laps koolis ka. Ja, ma kohandasin ennast sellesse suhtesse. Ja see suhe loomulikult, see suhe oli väga atraktiivne, see suhe oli väga ilus. See on su esimene armastus? Ja ei, loomulikult, aga see oli nagu jah, see on selline suhe, mis jääb tõesti kauaks meelde juba sellepärast, et ta on nii intensiivne. Kui vana sa olid? Vana ma olin. Juba piisavalt vana, sest see suhe lõppes ka abieluga või noh, siis läks edasi kujunes abieluks, eks ju. Ja sealt tuli ka mu siis ainus laps, eks ju. Ja see suhe õpetas mind hästi iseseisvaks. See suhe õpetas mul oma tundeid kohati vakal hoidma, mitte kõike näitama välja. Olid sa iseseisev, kui sa suhtesse läksid? Ma ei olnud iseseisev, loomulikult, sest tegelikult ma otsisin endale ikkagi ilmselt sellist iseseisvat emafiguuri, sellist hoolivat, kes oskab minu eest otsustada. Ja sellepärast siis läksingi. Ma ei olnud absoluutselt nii-öelda siis valmis inimene. Mina ütleks, ma olin 24 aastane, kui ma nüüd sellesse suhtesse läksin. Et ma pigem ütlen, et ma pigem võtaks kokku need inimtüübid, kui üks asi on ebakindlad, aga pigem kui ebaküpsed. Sest küpsus dikteerib selle, mida sa elult ootad, kas sul on küpsed ellusuhtumised, kas sul on küpsed illusioonid elu suhtes, kas sul on küpsed ootused ja lootused, eks ju. Ja pigem on küpsus ka see, et sa tead, mis on väär, mis on õige. Ja see uskumus väärast ja õigest on sinusse sisse juba nii kindlalt süvenenud, et sa tead une pealt, mis on õige, mis on väär. Sa sõjaväes ka käisid?
mina pääsesin õnneks täpselt sõjadest ära, aga see on juba teine teema. jah, sõjaväes ma ei käinud, aga kui sa nüüd tahad nüüd selle peale suunata, kui sa tahad nüüd selle peale, et sõjavägi teeb mees, siis ma selle peale ei ütleks, ma ütleks pigem. see on õige ja see on vale ja no sealt ei, ma pigem ütleks, minu jaoks oli see kogemus nüüd, kui ma räägin, hüppan jälle ühelt teemalt teisele, aga see isikliku küpsuse lävepakk oli pigem jah, lapse sünd. kui sa tunned, et sa vastutad kellegi eest, kui sa tead, et sa pead teise inimese eest otsustama ja mina võtsin lapse kasvatuse põhimõtteliselt väga varakult juba enda, lapse varases eas juba enda kanda. Võtsin isegi töölt ennast koju nii-öelda, mina olin siis nii-öelda lapsepuhkusel. Kuigi olles ise ainukene siis peretoitja nii-öelda. Ja sa ütlesid, et su isa otsis ka emalt nagu abi ja et ema oli nagu tugevam pool peale. Ei, mu isa ei otsinud abi. Ma pigem ütlen, ma võtsin mõlemalt poolelt, nii emalt kui vanemalt midagi, nii emalt kui isalt võtsin. Emalt võtsin ma emotsioonid, isalt võtsin ettevõtlikkuse ja selle mehiksuse, nii öelda. Sest tegelikult ükskõik kui ebaküpseks ma ennast pidasin, minul oli ikkagi päris korralik ettekujutus sellest, mis rolli täidavad mehed ja naised suhtes. Ja ma ei taha nüüd olla jälle mingi selline soorolli vastane või kuida iganes, aga ma arvan, et meie ühiskond eeldab meilt ikkagi teatud rollide täitmist nii mehena kui naisena. Ja sellest älbimine, okei, ma saan aru, kaks inimest teevad omavahel kokkuleppe, kes on selles suhtes mees, kes on naine. See kokkuleppe on ajapikku lihtsalt kujuneb välja, eks ju, mingi dünaamikaga. Aga kuidas ühiskond sellele vaatab, see väga dikteerib ära, et kas need inimesed saavad ennast, ütleme nii, siis mõelda ennast täisväärtuslikuks või natikene teistsuguseks. Et see on nüüd keeruline teema, et kus paljud tõusevad võib-olla tagajalgadele öeldes, et et mehed ja naised, et siin on võrdsed soorollid. No tegelikult seda ma ei usu. Meestel on kindel roll ja naistel on kindel roll ja mina olin selle mehe rolliga kujunenud, eks ju, ja mind siis üritati selles suhtes suruda pigem just selle mitte naiseliku rolli, vaid selle kuuleka teenri rolli. Ja sealt algasid meie esimesed mõrad, kus minul oli õnneks, sest ma arvan, et minu vanematel oli päris terve suhe selles suhtes, et neil oli paigas, kes on mees, kes on naine, kes on emalik hooldaja, kes on isalik kaitsja. Ja mina arvan, et see päästis mind nii-öelda see maailmapildi see varane nii-öelda kujutuspilt sellest, mis on õige ja vale selles mehe naise suhtes nii-öelda. Et minu ema ja isa näitasid mulle õnneks selle päris õigesti paika. Ma arvan, et minu kaasal oli probleeme sellega. Ja nüüd me jõuamegi siis nii-öelda selle kiskjaliku isiksuse juurde, sest ma tegelikult kasutades sõna kiskja, ma ei tahaks väga sildistada, ma tegelikult räägiks isiksuse tüübist või inimtüübist, ma ei räägigi konkreetselt inimesest kui sellisest, kes on see naine või mees, seal ei ole vahet. Kui temal on olemas teatud isiksuse omadused, siis ei ole vahet, kas ta on rollis mehe või naisena. Sest kui me nüüd vaatame sellist tüüpilist suhtekiskjat, kui me räägime tüüpiline suhtekiskja mees, ütleme siin hilistes 20-ndates, varastes 30-ndates, kõige selline füüsiliselt tervem, mõistus ka veel töötab, eks ju. Kes ta siis on? Mis ta on? Esiteks, ta on kindlasti manipuleeriv, ta on kindlasti kontrolliv ja ta on kindlasti domineeriv. Et need jooned tulevad alles hiljem, suhte keskpaigas kuskil välja, kui see inimene ei ole nagu motiveeritud neid puudusi varjama. Ja nüüd, kui ma olen nüüd rääkinud siin raamatus, võib-olla mõned süüdistavad, ma olen siin 3 naise lugu võtnud, eks ju, 3 naiskiskja lugu ja siis 2 meeskiskja, et mis see on siis, et statistiliselt tõenäoliselt on ju see, et mehed on tegelikult ka kiskja, mis ongi õige. Aga tegelikult ma räägingi isiksuse tüübist, kiskja tüübist, mis ongi see, et kuna ta on mehelik nii-öelda ja tal on mehelikud omadused, mis ongi siis see manipuleerimine, mis on ka tegelikult naistel omadel, aga just see domineerimine ja kontrollimine. Dominantne on alati mees. Ja see on nagu ühiskonnas juurdunud arusaamine, et mees peab olema dominantne. Ja kui mees ei ole dominantne, on naine dominantne, siis vaadatakse suhtele viltu.
mis ei tee loomulikult seda suhet kui kuidagi vigaseks, kui on leitud omavahel mingi kompromiss, et jah, mulle sobib see, sest ma olengi sellisest perekonnast pärit, eks ju, noh, võib mees mõelda, et ma olengi selline vaikne hiirekene, mulle meeldibki, et mulle tehakse raha ära, pestakse minu pesu ja tehakse mulle süüa ja ongi kõik, eks ju, et see ongi minu roll. Ja mõnele naisele see sobib, eks ju, et ta saab oma dominantsust nii-öelda väljendada vabalt, ilma nagu varjamata manipulatsioonidega, eks ju. Ja kui ma nüüd räägin kiskja tüübist, siis tõesti on see dominantsus, kontrollivus ja manipuleerivus. Selle kõige tuumikuks on loomulikult see domineerimishimu, mille ümber siis kujunevad kõik need teised nii-öelda omadused nagu rakukesed. Kuna sa oled dominantne, siis sa üritad kontrollida, et kõik alluks sinu kontrollile. Sa tahad, et see suhe kulgeks täpselt sinu moodi. Sa tahad, et sina oleks selles autos juhi rollis, sina tahad, et rool oleks sinu käes. Siis sa kontrollid. Kontroll on nüüd selline ressurss, mida paljud ei taha ära anda. Ma tahan oma elu kontrollida, ma tahan ise kontrollida oma hingamist, oma mõtteid. Kui inimene läheb suhtes, siis ta on tegelikult suht palju iseseisvel ja ta tahab neid ressursse, seda kontrolli ressurssi enda käes hoida. Ta ei anna seda vabatahtlikult ära. Ja nüüd on teda vaja mõjutada, et ta annaks oma kontrolli ära läbi manipulatsioonide. Manipulatsioonid, kas siis füüsilised, psüühilised. Füüsilised on alati lihtsamad, see on küsimust. Aga need lõpevad kehvalt selle kiskja enda jaoks, nad ei ole jätkusuutlikud. Jätkusuutlik on alati verbaalne vägivald. Ja sa pead seda oma partnerit, nii-öelda kiskja peab oma partnerit manipuleerima, alluma. Ta peab manipulatsiooniga üle võtma selle kontrolli. Ta peab ainuisikuliselt hakkama seda suhet juhtima. Ja kui tema paariline, keda ma ei tahaks ohvriks nimetada, aga kellel on nii-öelda see ohvri mentaliteet või siis ohvri isiksuse omadused juures, eks ju. Ja kui siis tema partner lepib selle kontrolli loovutamisega, siis on suhe küps selleks kiskjalikkuseks. Sest ma tegelikult raamatus räägin ka paralleelselt loomade maailmast, loomade käitumisest, loomsete kiskjate käitumisest ja loomsete kiskjate rituaalidest. Iga kiskja alustab jahiga. Ta alustab jahiga oma ohvri otsimist. Kui ta leiab selle ohvri, ta alustab siis jahti, kas on siis nüüd valitsev jaht, mida teevad siis tavalised ämblikud, kes iganes, või siis krokodillid, või siis ongi jälitav jaht. Jälitav jaht on siis nagu tavalised savannikiskjad, lõvid, tiigrid, kes jahivad oma ohvrit. See osa puudutab jahti. Selles etapis varjavad inimkiskjad ka, nüüd need suhtekiskjad varjavad oma neid kiskjalikke omadusi, mis ongi siis see dominantsus, kontrollivus ja manipuleerivus. Kogu jahi kestel nemad seda varjavad. Ja sellepärast jääbki paljudele mulje, et suhte alguses on kõik ilus, roosiline, kõik on ilus. See partner mõtleb minu eest, ta kannab mind kätele, eks ju. Aga see ongi tavaline jahtimise periood. Ja kui nüüd inimene annab mõista, et ta on valmis seda kontrolli loovutama, sest tegelikult kui me läheme suhtesse, me loovutame nii või teisiti, ükskõik kas see on normaalne suhe, kas see on katkine suhe, me loovutame mingi kontrolli oma elule. Me jaotame selle kontrolli kahe inimese peale, me ootame, et keegi teine kontrolliks ka natuke meid ja meie ootame tegelikult, et meie saaksime ka teda natukene kontrollida. Ja kui jaht on lõppenud, siis algavadki tema isiksuse väljendamise periood algab. Ja see on siis nii-öelda see periood, mida võiksime looduses võrrelda nüüd püütud saagi söömisega. Ämblik on oma ohvri ümber siis niidid keeranud, võrku keeranud, eks ju. Ja nüüd on ta küps söömiseks. Ja inimsuhtes on see periood täpselt see, kus inimene tunneb,
et ta on nüüd kuidagi selle suhtega nii palju seotud, et ma ei taha sellest väljuda. ma tahan, et see inimene oleks endiselt selline südamlik, nagu ta oli alguses, mis tähendab siis jahikestel, eks ju. ja ma annan endast kõike, et kutsuda esile neid omadusi, mis nüüd korraga on ära kadunud. sellepärast, et kiskja ei ole enam motiveeritud neid varjama, milleks ta peakski. kui sa oled juba kärbse lõksu püüdnud ja põhimõtteliselt võid ta tühjaks imeda, milleks on vaja enam sind ennast varjata, ei ole ju. ja nüüd ongi see, mida nüüd räägitakse, eks ju, on see nii-öelda armumisperiood. ja siis on reaalne periood, mis siis on nii-öelda igapäevaelu. ja sellest igapäevaelust räägitaksegi suhtekiskjate puhul. kunagi ei räägita sellest jahist, kui võrratu ta oli, kui ilusti ta käitus, eks ju, see ei olegi tähtis. Sest kõik inimesed tegelikult käituvad sõbralikult, südamlikult, kui nad tahavad kellelegi meele järgi olla. Kui nad tahavad kellegi armusuhte luua või sõbrasuhte, nad ongi viisakad, eks ju. Ja see ei näita ära kiskjaliku suhte algust. Väga raske on seda prognoosida, sest inimesed on inimeste sõbralikkust, inimesed oskavad oma sõbralikkust väljendada erinevatel moodidel, eks ju. Et me ei saa kedagi sellepärast süüdistada, et ta on hästi kleepuv ja hästi sõbralik. See on normaalne inimkäitumise osa. Aga nüüd, mis nüüd sellele järgneb, see on nagu noaga lõigatud põhimõtteliselt, aga see piir on alati jähmane. Aga sa võid selle piiri ära taibata, millal ohver on, või noh siis nii-öelda selle kiskja paariline on tembeldatud ohvriks. Ja sellest perioodist tegelikult kõik need suhtekäsitlused, kõik need eneseabiraamatud ja kõik sellised asjad räägivadki, eks ju. Et ma võiksin nüüd hakata rääkima seda, milline näeb nüüd see düsfunktsionaalne suhe välja või siis see nii-öelda siis see parasiteeriv suhe, kus on juba jaht lõppenud ja kus nüüd ämblik imebki oma siis kinni püütud ämblikud võrku. Aga sellest on alati raskem välja rabeleda, kui vältida ennast just juba selle jahi ajal lõksu püüdma. Et sa pead tegelikult juba märkama neid jahirituaale, mida inimene teeb, sellepärast et pärast suhtest vabaneda on palju raskem, sellest ämbliku võrgust on väga raske ennast lahti lõigata. Sa võid ennast ämbliku võrgust eemal hoida, see on alati 100 korda lihtsam. Ja paraku ongi see, just selle perioodi jaoks on väga vähe õpetussõnu ja ausalt öelda mina ka ei oska midagi öelda, sest ma ütlen, et selline sõbralikkus ja jahiga kaasnevad rituaalid, mis tähendab selline lillede kinkimine, eks ju, mida iganes tehakse, et oma armsamat võita, eks ju, või sümpaatset inimest. See on täiesti normaalse inimkäitumise osa ja see on, võib öelda isegi agressiivne paaritusrituaal, ma ütleks selle kohta. Aga kui me nüüd räägime kogenud psühhopaadist, et siis temal on, sellest võiks ju olla küll nagu artikleid, et sa tunned ära, et ta tegelikult, ämblik ju lükkab kõigepealt oma saagile sisse ensüümid, mis hakkavad teda vaikselt lagundama. Jah, aga sel hetkel on ta juba kinni. Aga sel hetkel ta on juba kinni. Ja ta on küll võrgus on ju, aga ütleme nii, et kui keegi kutsub sind välja, eks ju. Ja see on väga kena noormees on ju, ta saatis sulle väga ilusa armastuskirja või mingisugused, ma soovin sinuga tutvuda. Aga ta viib sind nüüd nagu terrassile, laseb bändil seal mängida, on katnud hotellitoas roosidega voodi, on ju, suhteliselt varakult. Et kas seal võib olla see, et ta tegelikult paigutab veidi rohkem sellesse suhtesse kui keskmine mees? Jah. See on nüüd jälle, teeme piiri, eks ju. Ebakindlad inimesed on, kes ennast nii-öelda endast lugu ei pea, kes on madala enesekindlusega, need alati üleväärtustavad teisi inimesi. Mis tähendab seda, et nad panustavadki rohkem sellesse suhtesse, nad näevad ideaali, nad näevad nagu jumalat oma partneris. Jumalat peabki asetama poodiumile, eks ju, jumalat peabki kandma kätel, noh. Vot see näitab ära tegelikult tema ebakindlust. See näitab tema ebakindlust, aga see ei näita ära, kas ta on kiskja. See näitab tema soove tegelikult sinuga suhetu. Ta ei pruugi olla kiskja, et seda seal nüüd eristada, millal on see kiskjalik ülepaisutatus sellel nii-öelda kosja sobitamisperioodil. Millal on see nagu kiskjalik ja millal see on nagu normaalne. Seda on väga raske omavahel
omavahel nii-öelda eristada. võtta ühte ja teist, nad on, mõned inimesed panustavad lihtsalt rohkem, mõned ongi sõbralikud, midagi teha ei ole, mõned ongi õpetatud võib-olla läbi kasvatuse, et olegi hästi viisakas ja kuida iganes, eks ju. Et selle alusel nüüd kiskjat vältida on väga raske. Pigem on, mida ma nagu ütleks inimestele, on see, et olge valvsad. Kui on inimene tundub teile, sisetunne ütleb teile, et ta käitub pisut liiga mesimagusalt. Et ta võib-olla panustab liiga palju ja võib-olla ta lootused on liiga suured. Võib-olla ta lootused on ebareaalsed. Ja samas on, ma tahaksin seda ka öelda, kui inimene on ise armunud, et siis me tegelikult teadaks, et kui roosad prillid on ees, et meie enda kehakeemia on ka sassis, et isegi kui sa näed täiega mingit ohumärke, siis sa vaatad ja naeratad, et ei ole hullu, et tegelikult on nii tore inimene, et vaata sarnane tõmbab ikkagi sarnast. See, kus sul on endal katki, sa tõmbad siukse sarnase, samasuguse. Sa tõmbadki ja see on nüüd tegelikult teema, kuhu me saame edasi minna, aga jah, ma tahangi nagu selle teema lõpetuseks öelda, et väga raske on aru saada. Sa pead ilmselt oma enda sisetunnet usaldama, et see kosja sobitamine on sinu jaoks liiga liig. Ja mille järgi sa seda oskaksid eristada, kus on väär ja õige, on see, et kuna ta arvestab sinu soovidega. Kui sa ütled, et oota, tõmba tagasi, see on liiga palju minu jaoks, okei, inimene mõistab seda ja tõmbabki tagasi. Aga kiskjate puhul või siis nii-öelda selle ülepaisutatud kiskjaliku jahi puhul ongi see, et nad ei saa aru sinu soovidest. Isegi kui sa ütled neile suusõnaliselt. Nad ei saa sellest aru, nad liiguvad ikka jäiselt edasi. Neil on ükstaspuha, mis sa neist arvad. Aga see näitab ära, et tegelikult inimene ei arvesta sinu soovidega. Ja see juba võimaldab ära näidata, mis sind ees ootab. Kui ta ei arvesta sinuga juba suhte alguses, kui inimesed tahavadki olla sõbralikud ja teineteisega arvestavad, kui ta juba siis ei arvesta sinuga, mida on oodata siis hiljem, kui kõik on nii-öelda tavapärane. Kas see juhtus sinuga ka või? See juhtub kõigiga, sest kiskjad peavad oma saagi sisse püüdma. See juhtub kõigiga. See on nüüd tegelikult, see on nüüd tavaline muster, mida kõikides nendes suhete alguste puhul on täheldatud, et selline ülikleepavus, mitte arvestamine teise poole soovidega, aga loomulikult, kas me tahame? Ära too mulle lilli. Ära osta mulle kalleid kingitusse. Ärme lähme Pariisi või midagi sellist, eks ju. Kas me keeldume? Mõistus on peas, eks ju. Mõistus on peas, sa ei ütle seda ju. Jumala eest, ja ta on ilus inimene veel. Ja ta räägib ju, kõik on ju mulle kätte toodud, võta ainult paki lahti see kingitus. Mida sa tahad? No aga kiskjad ongi sellised ju, jumala eest. Miks läheb kalakene meripuradi põleva selle tundakese juurde? Just. Miks läheb siis kärbes Veenuse lille peale? See on nii ahvatlev. Aga nagu sa ise ütlesid, et suhtes tavaliselt, kui inimene läheb, ta on ebaküps, eks ole, ta ütlesidki väljaspool seda kinnitust endale, et ta see, kes püüab, tema on ebaküps, isik kindlasti. Sa võid näha tema ebakindlust ja mille pärast nüüd see ebakindlus nüüd nii-öelda väljendub või miks ta peab olema ebakindlas, sest küllap tal on olnud neid suhteid sarnaseid piisavalt, mis on lõhki läinud pauguga. Sellepärast, et ilmselt ei ole keegi siis tema selle manipulatsiooniga nõus olnud, on lõhki läinud, nii-öelda lõhki löönud selle suhte, lahkunud suhtest ja ta näeb, tema selja taga on juba piisavalt pikk selline lõhki läinud suhete jada ja see suhte ajalugu on temal päris selline kehva. Ja ta peab natuke rohkem pingutama, et leida endale selle ohvri. Ja sellepärast nad ongi hästi kleepuvad. Aga loomulikult nad on õppinud, nad teavad, nad selles suhtes tunnevad juba ära, millal nad oskavad, millal inimene nii-öelda langetab oma need kaitsemüürid. Et kuhu me saame siis pöörduda, kui meil on nüüd olukord, kus me oleme tõesti nüüd võetud nüüd selle rünnaku ohvriks või meie peale peetakse jahti. Kuula teisi, mis teised ütlevad. Kuula, mis ütlevad su vanemad, kuula, mis ütlevad su sõbrad ja tee sellest oma järeldused. Ilmselgelt see ka ei aita. Enne lõpetatakse sõbra suhe ära ja siis minnakse ikka edasi. No kuule,
sa rikud mu ilusa suhte ära, ole nüüd, eks ju. oota, aga miks keegi üldse peaks ütlema, et see ei ole ilus? Miks peaks? No ütleme nii, et nad ei ole investeerinud sellesse suhtesse nii palju. Kui nemad tülli lähevad selle inimesega, nemad ei jää, ma ei tea, õhtusest seksist ilma või nendest lilledest või mida iganes. Nemad näevad selle küljelt ära. Neil ei ole, nagu sa ütlesid, roosad prillid ees. Neil ei ole roosasid prille. Neil ei ole roosasid prille ja see kleepivus tundub neile ebamäärane, nii-öelda ülepakutud. See tundub, sest see ongi tegelikult ülepakutud, aga inimene, kes ise on huvitatud selle suhte õnnestumisest ja selle suhte algusest, tema eirab neid signaale. Kuula teisi. Kuula oma sisetunnet, kuhu me nüüd jõuame, järgmine sisetunne. Mis asi on sisetunne, mis asi on intuitsioon? Sellest võiks küll rääkida pikki lugusid, eks ju. Mina soovitan küll Kahnemani Kiire ja aeglane mõtlemine läbi lugeda. 1000 lehekülge on see mõnus paks klots. Kinda peale, loete läbi, siis saate aru, mis on sisetunne ja mis on ettekujutus. Intuitsioon, mis see on? Kuskil oli kirjutatud, lugesin, et sa saad oma sisetunnet usaldada siis, kui sul on olnud varem sarnane kogemus. Kui sul ei ole sarnast kogemust varem olnud, siis baseerub kõik väga palju lihtsalt oletustel ja millegi muul, millel ei ole nagu reaalset tagapõhja. See võib nii olla, aga see ei pruugi, suure tõenäosusega ei ole. Et kui sul on varasem kogemus sarnane, siis sa võid oma sisetunnet usaldada. Mis tähendab seda, et kui sa oled juba korral olnud sellises mürgilises suhtes, siis tõenäoliselt oled sa väga valvas järgmistest kohtadest ja sa oled väga tundlik, kui sa näed samasuguseid mustreid. Ja võt sellisel puhul võib öelda küll, jah, sa võid usaldada oma sisetunnet. Sisetunne jälle baseerub emotsioonidel. Emotsioonid kontrollivad meie automaatkäitumist. Kui ma pistan käe tulle, ma tõmban selle automaatselt tagasi, ükskõik, ma ei hakka vaatamagi, mis mu käega juhtub. Emotsioon ütleb, et sa pead kiiresti tegema, sa pead kas põgenema, võitlema, tarduma. See on ka võimalus. Ja see on automaatotsus, millesse ei ole panustatud teadlikku mõtlemist. Ja mõnikord meil on vaja automaatselt käituda. Meil on vaja käituda vastavalt sellele, mis näiteks võõra inimese pilk meis tekitab, mis tunde ta tekitab, mis tunde tekitab teise inimese lähedus, just tunne. Mitte see, et ma nüüd tean, et ta käitub kuidagi valet või vääralt minu alates, vaid see tunne, mis mul tekib. Mul tekib mingi tunne. See on esimene reaktsioon. See on esimene signaal, et midagi on, millele organism juhib tähelepanu. Millele siis kesknärvisüsteem juhib tähelepanu. Ja nüüd peab hakkama inimene seda tunnet lahti analüüsima, milles võib olla küsimus. Paljud ei tee seda, paljud lihtsalt tunnevadki. Tundest ju piisab. Sest tegelikult, kui sa lähed armastust otsima, siis sa järgnedki tundele. Sa ei mõtle ju peale. Roosad prillid, eks ju. Ja ongi see, et miks suhtekiskjad nii edukad ongi see, et kõik suhte teema on monopoliseeritud tunnete poolt. Kuidas me saame tundeid usaldada? Tunded on petlikud. Ja on. Teie oskate ilmselt seda rohkem öelda kui mina, naised. Tunded on petlikud. Ja nüüd ongi see küsimus, kas me peame hakkama analüütiliselt lähenema sellisele asjale nagu armastuse loomine. Suhte, romantilise suhte loomine. Teadlikult. Ei. Teadlikult saad sa ainult siis läheneda asjale, kui sul on tõesti varasem kogemus. Sa tunned, et midagi on valesti selles asjas ja sa hakkad otsima. Kas ma näen neid mustreid, kas ta on ülikleepuv? Okei, selge, on. Mis ma nüüd teen? Aga ma tahtsingi tegelikult öelda, ma siin õhtusaates ka ütlesin, et tegelikult ei maksa seda jahti karta. Mis ta sulle teha saab? Kui ta siin kuskile, kui tegemist ei ole seksuaalkiskjaga, eks ju, mingi seksuaalperverdiga või sarimõrvariga, mis sul karta on? Mis ta sulle teha saab? Ta ei saa sind lukustada kuskile kinnise ukse taha ja öelda, et nüüd sa minna ei saa. Mõistetavalt, jaa, kuna ta on juba sind võtnud sihtmärgiks, ta on ülimalt fokusseerinud, ta tahab sind kätte saada. Ila jookseb, eks ju, tal on vaja sind, tal on juba kiskjalikud instinktid töötavad, eks ju, ta ei taha sinust loobuda.
aga see on kõige hullem, mis sinuga saab juhtuda, on see, et sa natikene võitled, et temast lahti saada. Ja kõik muu on juba ajalugu. Kui sa tast lahti saad, siis jääb see kõik see tulevane hirmus suhe olemata, eks ju, mis iganes. Aga sa oled andnud võimaluse, sest kui sa hakkad iga kord kartma mingit suhete loomist, vaadates, et inimene on minu vastu nii sõbralik jumala eest, ma tean küll, millega see lõpeb, siis sa ei saagi endale mingit suhteid luua ju. Sa ei saagi endale. Aga tuleb mingi selline inimene, kes võib-olla väärtustabki ennast halvasti või natikene vähem. Ta on armastusväärne inimene ja tegelikult ta looks sinuga väga ilusa suhte, aga sa kardad juba eel. Sa arvad, et see sisetunne ütleb õigust, et hoia tast eemale. Ja ilus suhe jääb loomata. Et nii ei saa. Kui sa oled siia ellu tulnud, siis sa pead olema julge. Sa ei tohi karta neid asju. Sa pead leidma endas selle kindluse katsetada. Et mina ütleks pigem see, et ole valvas, aga ära loobu katsetamast. Ja kui sa oled nüüd selle nii-öelda jahi üle elanud, mis sinuga enam saab juhtuda. Teine võimalus on nüüd selle nii-öelda, me räägime nüüd tegelikult varitsevast jahist, mis tähendabki siis see armu pommitamine, mida kohe ma räägin edasi, eks ju. Et jälitav jaht on teine asi, see on stalking. See on juba arusaadav, see on juba seadustega keelatud, eks ju. See on kriminaliseeritud tegevus, selle eest võid saada reaalse vanglakaristuse, eks ju, kas tingimisi või ongi, lähebki kinni. Et see on nüüd tegelikult selline jaht, mis lõpeb siis jälitamisega. Kiskja jälitab oma ohvrit. Kiskja jälitab oma ohvrit ja see kujutab nüüd tõesti sellele ohvrile ohtu reaalselt. Ta kardab seda olukorda, kus keegi teda jälitab nagu kiskja. Ta juba tajub, et ta on võetud sihtmärgile. Et sellest nii-öelda varitsevast jahist võib mõnikord saada stalking, eks ju. Et seda võib karta. Kohe. Et seda võib karta. Et see on nagu kõige halvem asi, mis võib juhtuda. Selle vältel, et sa lased inimesest nii-öelda ennast võluda. Aga stalking ei ole meil vist eriti levinud, eks ju, see protsent ei ole suur. See on põhimõtteliselt tegelikult meeleheitliku kiskja strateegia. Ta otsib meeleheitlikult taastada seda suhet oma ohvriga, eks ju. Ja see ei ole väga osa. Telestaarid või need ütlevad, et neid hakatakse helistama ja jälitama ja jaa, selle vastu sa ei saa midagi teha. Sa oled lihtsalt saamatult oled sa sinna kuskile püünele seatud ja sa isegi ei tea, kellele sa oled võetud, eks ju, sihtmärgiks. Ja sellele sa ei saa teadlikult selle vastu midagi teha, eks. No Üllar Jõrberg tegi ka ju jumala aktiivne jahimees, on ju. Tema suhtelugu oli see, et ta lihtsalt käis järel seni koha, kuni ta sai kätte ja see oli nagu õnnelikult lugu. Ja. No, eks me kõik jahime. Aga me saame aru, kuna nüüd inimene ütleb, aitab, ma ei taha seda enam. Noh, mõnikord loomulikult, jälle, teeme selle kitsa piiri teeme jälle hästi selgeks, eks ju. Loomulikult, kui inimene, kes meile sümpatiseerib, ma tahan ikkagi endiselt ja temaga suhtes olla. Ma saadan talle ikka veel mõned lilled, ikkagi, mis siis, et ta on mulle ei öelnud, eks. Ja väga paljud suhted on tegelikult läinud ju läbi selle läbi. Et inimene võib-olla tõesti ei tahtnud, aga pärast vaatas, et okei, väga ilus on, eks ju. Jälle, kus me leiame selle väära ja selle õige, eks ju. Ei olegi seda. Aga pigem on see, et jah, tõesti ära karda seda jahti, aga ole valvas. Tahtsid küsida? Ja, ma mõtlen need ohvrid, kes satuvad sinna suhtesse, kas neil on tõenäoliselt siis mingisugune soodumus juba või mingisugune iseloomujoon või no kuna kiskjal on olemas omad isiksuse omadused, mis on siis tõesti see domineerimine, kontrollimine ja manipuleerimine, siis loomulikult on ka ohvril, eks ju. See on nagu yin ja yang, eks ju, see peab nagu sobituma. Jah, aga millised või tahad sa rääkida? Just, jah, ma võin rääkida, okei. Nii, ohvritüüp. Ohvritüüp sõltub väga palju sellest, kes ta kiskja on. Et kui ma nüüd tõin näiteks siin nartsissistid, psühhopaadid ja piiripealsed. Antisotsiaalsed ma ei kasuta, need on päris hullud mehed, eks. Või naised. Et vastavale iga kiskja on fokusseerinud oma nii-öelda lemmiktoidu peale. Et kärbseid püüavad siis loomulikult ämblikud, eks ju. Kalasid püüavad delfiinid või aid, eks ju. Kõik on kohandunud. Need inimesed on kohandunud ja nad tunnetavad nii-öelda juba alateadlikult ära või vähemalt nad katsetavad, eks ju, esialgu kompavad inimest. Vaatavad, kus ta on nõrkused, kus ta tugevused on, mis tast võiks kasu olla. Kas teda on võimeline manipuleerida? Võimalik.
ja ongi vastavad isiksusomadused on oodatavad ka siis ohvrilt, eks ju. Oleneb, mida ta tahab. Tavaline on siis lähedusisa. Läheduse iha on ohvril üks kõige tüüpilisemaid, aga see on järjekordselt üks tavaline inimlik omadus. See on üks põhivajadusi Maslow vajaduste püramiidis. Kuuluvusvajadus, tunnustusvajadus. Ja kõik tahame kuuluda, me kõik tahame kuskil olla tunnustatud. Me tahame armastatud olla, eks ju. Aga nendel on see armastusiha natikene pisut liiga ülemäärane. Nad ei ole nõus seadma piire selle armastuse saamiseks. Nad on nõus, et nendega manipuleeritakse selleks, et keegi neid armastaks. Sest nemad tunnevad ka oma puudusi. Nemad tunnevad ka oma puudujääke. Nemad teavad, et neil on ka omad sellised puudused, mis ei aita neil luua selliseid töötavaid suhteid. Ja nad on nõus nende suhete loomiseks ignoreerima teatud puudujääke siis partnerilt. Et need mõlemad tegelikult, nii kiskja kui ohver, ignoreerivad teatud õigusi, mida nad peaksid ootama tegelikult teiselt inimeselt. Ja kui inimene on läheduse iha, siis loomulikult ta laseb oma need kaitseväljad maha, eks ju, ta on vastuvõtlik kõigele. Aga mis siis, et ta ütles mulle halvasti, peaasi, et ta on minu lähedal. Nüüd ongi see, et siin me peame eristama seda kuuluvusvajadust ja tunnustusvajadust. Nendel inimestel on hästi ülemäärane kuuluvusvajadus. Nad tahavad kuuluda kuskile, nad tahavad kuuluda kuskile gruppi, nad tahavad kuuluda suhtesse, nad tahavad olla armastatud. Teine asi on nüüd tunnustus, mis on tegelikult ühel pulgal selle kuuluvusvajadusega. Tunnustusvajadus, ma tahan saada tunnustust, et mind on võetud inimesena, mind on võetud indiviidina. Ma olen ainulaadne ja partner arvestab sellega. Ja nendel on see tunnustusvajadus kõvasti nõrgem kui kuuluvusvajadus. Ma tahtsin küsida, et see tegelikult on kõik hästi alateadlik protsess, et nii tavaline keskmine inimesena ei analüüsi, milline ma olen ja mida ma vajan ja mida see nüüd teine teeb. Et see kõik need protsessid on nii alateadvuses. Seni, kuni sa saad selle nätaka näkku, siis hakkad mõtlema, mis toimus ja miks see nii oli. Ja, aga nagu ma ütlesin, see on emotsionaalne. See otsus, see protsess, romantilise suhte otsustusprotsess on alati emotsionaalne ja emotsionaalne ongi automaatkäitumine. See on alateadlik. Ma ei hakka protsenti ütlema, aga sa tead isegi. 90% ütlen, kui ma taga ei eksigi, eks ju. Alateadlik käitumine kontrollib meie käitumist. Alateadlik mõtlemine, alateadlik uskumine, kõik see kontrollib meie käitumist. See on siis nüüd kuuluvus ja tunnustusvajadus, eks ju. Aga me võime ka mõnikord olla rohkem tunnustusvajadus. Nartsissistid näiteks, sest nartsissistid tõmbavad nartsissiste, see on ära uuritud. See on tavaline muster, mis on, et nartsissistlik isik tõmbab nartsissistliku isiku. Nartsissistid loovad omavahel suhteid. Neil on suur tunnustusvajadus. Ja tunnustusvajadus olla parim, olla koos inimesega, kes on ka parim. Ta heidab mulle ilusa varju, eks ju. Ta on see, kes mul vaja. Et ma tahan olla kõige ilusam ja kõige ilusam naine või kõige ilusam mees garanteerib selle, et ma olen ka ilus, eks ju. Ilusad riided teevad ilusaks, eks ju. Ja neid on. Psühhopaatidega on teine lugu. Nemad ei lähe teise psühhopaadid kokku. Psühhopaadid iseenesest on kõige teadlikumad selle käitumise juures. Nende emotsioonid on suht tuimad. Neil on olemas emotsioonid, nad ei tunnusta, et teistel inimestel on emotsioonid, aga nad on kõige teadlikumad nendest kisketüüpidest. Nad on kõige analüütilisemad ja nemad otsivad endale just need inimesed, kes on suure kuuluvusvajadusega. Nartsissistid otsivad neid, kes on suure tunnustusvajadusega ja natikene ka kuuluvusvajadusega. Ja piiripealsed, nemad on hästi emotsionaalsed inimesed. Nemad kõiguvad kuskil seal pseudovaimuhaiguse ja terve mõistuse vahel. Nad on kujutame ette nüüd hästi emotsionaalset inimest, kes läheb närvi, hakkab asju lõhkuma, asju märatsema. Selles episoodis on ta väga piiripealne. Me võime öelda, et see inimene on piiripealne, tema käitumine on piiripealne. Ta on hästi emotsionaalne, tema otsused on emotsionaalsed, tema käitumine. Ma lõpetan selle suhte ära, mine sa sinna, eks ju, ma võtan lapsed kaasa, head aega, ma tapan ennast ära, kui sa neid maha jätad. Selline. Ja piiripealsel isikul on hästi tugev kuuluvusvajadus. Temal ei ole nii väga tunnutusvajadus, temal ongi see kuuluvusvajadus. Ja me kõik oleme teatud määral piiripealsed.
me kõik oleme teatud määral rippis, sellepärast et piiripealse isiksuse tekkelugu paikneb hästi sügaval lapsepõlves. Kui vanemad ei ole temast välja teinud või on liiga palju välja teinud, ühesõnaga kuidagi vanemlik kool ei ole tasakaalus olnud, kas tal on liiga palju või liiga vähe. Ja inimene otsib seda oma täiskasvanud elus samamoodi, samasugust inimest, kes annab talle kas liiga vähe või liiga palju. Ja meile kõigile on tegelikult lapsepõlves antud kas mingil määral midagi palju või midagi liiga vähe, eks ju. No, meid on lapsevanemad, ideaalsed lapsevanemad ei ole olemas, nagu inimesi ka ei ole olemas. Et kui sa nüüd ütled, et see piiripealne isiksuse tüüp on nagu kõige ohustatum ja kui me võtame, et tegelikult me kõik oleme mingil määral piiripealsed, siis see tähendab seda, et mingis eluperioodis, mingis eluepisoodis me oleme kõik väga mõjutatavad. Ja kui me oleme automaatkäitumises, me oleme emotsionaalsed, siis me teemegi selliseid otsuseid ja ei saagi oodata, et me oleme analüütilised ja natuke ise ka psühhopaatlikud, nii-öelda ratsionaalsed oma uut suhet luues. Et seda ei saa oodata. See on jälle inimlik. Me räägime jälle sellest, see on täiesti inimlik. Iga teine inimene käituks samamoodi. Et pigem on see, et me kõik võime sattuda selle jahi ohvriteks. Et ükskõik kui enesekindel inimene on, ükskõik kui kindel ta on, ükskõik kui arenenud või mis iganes. Kui teadlik ta on, eks ju, neid kõiki ähvardab jahi ohvriks sattumine. Aga see on nüüd jaht, eks ju. Kui me nüüd räägime sellest parasiteerimisest, mis tähendab siis, et juba ohver on kinni püütud, eks ju. Vot siin on see tüüp, kui ebakindlad inimesed jäävad suhtes edasi ja kindlad inimesed lähevad lahku. Et see näitab ära tegelikult selle suhte dünaamika ja nüüd kui me vaatamegi, et me räägime nüüd etappidest, eks üks on siis jahi etapp ja siis on see parasiteeriv etapp, suhte etapp, siis algab see kõikide inimestega. Jah, ta algab kõikide inimestele, aga edasi kõlgab ta ikkagi ebakindlate inimestega. Ebatäiuslike või siis mis iganes. Ebaküpsete inimestega. Et sellepärast öeldakse, et katkised suhed luuakse katkiste inimeste vahel. Ja me räägime nüüd suhte puhul siis sellest armuperioodist, kus inimesed saavad kokku ja õpivad ennast tundma, eks ju, või me räägimegi sellest, kus inimesed ongi juba valinud endale kooselu, mis iganes baasil, kas siis lihtsalt abielu või siis lihtsalt kooselu, eks ju, see ei olegi vahe. Suhe on suhe. Ja siin ongi see suhte müüt, eks ju, et kaks ebakindlat inimest loovad ka ühe ebakindla suhte. See ei olegi enam müüt, see on tegelikkus. Et me peame lihtsalt aru saama, mis etappid on selles suhtes. Ja kui me räägime nüüd suhte etappidest, siis tegelikult meie käitumist kontrollivad erinevad hormoonid. Meie kehakeemia mängib erinevalt meiega. Ja miks me oleme seal armumise perioodis, selles jahiperioodis oleme nii mõjutatavad, sest siis on kõik sellised impulsiivsuse, uudsuse, erakordsuse nägemisele keskenduvad hormoonid nii-öelda teevad meis põhitöö. Et me oleme hästi valmis seiklema. Kui see suhe läheb edasi siis nii-öelda sellesse abielustaadiumisse või siis kooselustaadiumisse, siis on meil juba teised hormoonid mängus. Siin on juba see armuhormoon, oksütotsiin, eks ju, hästi tugevalt esindatud. Ja nüüd on see, et oksütotsiin teeb meid nii-öelda armuorjaks. See tahab, et me kuuluksime. Oksütotsiin on nüüd selline huvitav hormoon, ta on kogu aeg igasuguse inimliku lähikontakti ajal on ta olemas. Inimene sünnib, siis tema ema saab valuvaigistit läbi oksütotsiini. Kui ema imetab oma last, siis on jälle oksütotsiin, mis aitab tal seda piima erituda. Kui inimesed seksivad omavahel, jälle samamoodi oksütotsiini puhang on neil olemas. Et see hormoon nüüd kinnistab kaks inimest omavahel. Ja nüüd on see küsimus, et kas normaalse inimesel on need täitsa olemas, sest see on jälle täiesti tavaline reaktsioon kehalt, kehakeemia reageerib täiesti normaalsel tasandil lähisuhtele. Kui me tunneme, et keegi teine inimene on füüsiliselt meie lähedal, hingeliselt meie lähedal, siis mõjutab meie käitumist see sama hormoon. Nüüd on küsimus, et kas mingi
mingi viga on äkki kiskjatel. Miks nad ei suuda armastada inimese moodi? Miks nad peavad manipuleerima, miks nad peavad kontrollima, miks nad peavad domineerima? Ees on mustrid lihtsalt, nad panevad mustrid. Ees on mustrid, aga mis teevad mustreid? Mis panevad neid käituma? no tal on ju need haavad, et peab kunagi ilma jaa, aga mis on? Aju, kehakeemia. Kehakeemia. Me oleme bioloogilised robotid, me on tegelikult meie käitumist kontrollib, me saame öelda, et alateadvus või teadlik, tegelikult on kõik puhas keemia. Palju meile antakse mingit hormooni, palju süstitakse meile mingit hormooni, see näitab, kuidas meie käitume. Kas me oleme ülimalt armuvad, kas me oleme eemalhoidvad, kas meiega on võimalik manipuleerida, kas meiega ei ole võimalik, eks ju. Selle paneb kehakeemia paika. Kehakeemia paneb selle paika ja me ei saa sellega enam midagi teha. Ma tahan öelda, et me oleme samas ka looduse poolt ju tegelikult niimoodi programmeeritud. Kui me alguses kokku saame, siis sul ongi need hormoonid on sassis, sul on need prillid ees, selleks, et sa võtaksid selle ühe õige partneri endale, kellega sa geneetiliselt sobid, et sa paljuneksid. Ja kui te lapsed saate, siis te olete sellepärast koos, et lapsed tekitavad selle ja abielu tekitab selle armastuse hormooni, eks ole. Et see nagu mingis mõttes on nagu loomulik ja normaalne ja samas see nagu niimoodi kinnistatud. Jah, ja loodus ootabki meilt seda. Loodus ootab, et me ellu jääksime, me paljuneksime. Ja see ongi kõik. Põhimõtteliselt on tegelikult on meil loomalikud, meie kehadele ja meie vaimule kehtivad loomalikud seadused. Loodus tahab meilt mitte midagi muud kui seda, et jää ellu ja paljune. Ja saagu sind palju. Ja rohkem sind ei olegi vaja, sa võid ära surra. Milleks sul enam vaja? Ja nüüd on see küsimus, et inimesed on oma evolutsioonilisel tasandil jõudnud juba sellisele tasandile, eks ju, kus loomalikud seadused hakkavad neil jalus olema. Inimestelt nõutakse palju enamat kui ainult sigimist ja ellujäämist. Selleks, et inimene suudaks ennast täisväärtuslikult ja ta suudaks isegi järglasi luua, ta peab käituma kuidagi teistmoodi, ta peab eirama neid looduse reegleid. Ja nüüd ongi see kõige raskem inimese loomale ongi tegelikult kõige raskem väljakutse esitatud olla inimene. Olla inimene, loomad võivad jõuga nii-öelda vägistada, eks ju. Nad saavad oma järglasi. Nad saavad oma järglasi puistada maailma, eks ju. Võttes kasu vägivallaga ja neil ei järgne mingit karistust. Kui nad ei ole kuskil, ütleme primaadid, eks ju. Me räägime praegu näiteks ahvidest, kellel on väga sotsiaalne keskkond. Räägime tõesti lõvidest, eks ju. Et põhimõtteliselt võid sa võtta ka jõuga, loodus sellel vahet ei tee. Ja nüüd on see, et see kehakeemia on hästi palju inimühiskonna poolt mõjutatud. Et meil on juba omaette sotsiaalne evolutsioon toimunud. Et kui me rääkisime senini lihtsalt looduslikust evolutsioonist, mis on siis evolutsiooniteooria lihtsalt ja ellu ja paljune, siis inimestel on argnenud sellelt rajalt ja neil on palju rohkem nõutud elult. Nad peavad palju rohkem mõistma, nad peavad palju rohkem õppima, elama. Et me ei saa enam käituda loomadena. Ja kuidas meile pannakse siis, kuidas see keemiline evolutsioon siis toimub, mis on teistmist inimesed? Ja just ongi see, kui laps sünnib, on oksütotsiin. See, mis nii-öelda kahte inimest lähendab, mis paneb otsima teineteise lähedust. Mis tegelikult paneb meid lähedust otsima, mis paneb imikut otsima ema lähedust? Mis paneb kaks eraldiseisvat objekti teineteise lähedust otsima? See on tegelikult selline filosoofiline küsimus, aga jälle järjekordselt kujundab seda kehakeemia. Ja nüüd ongi see, et meie lapsepõlv mõjutab meie kehakeemiat. Kuidas on meie vanemad õpetanud meid mõtlema, maailma nägema ja meie mõtted ja maailmanägemus ongi kujundanud selle hormonaalse tasakaalu, selle keemilise tasakaalu, mis meie sees on. Kui meil on olnud enam-vähem normaalne lapsepõlv, siis on see keemiline tasakaal nii-öelda normaalsuse tasemel, eks ju. Ta täiesti vastuvõetav. Kõik komponendid on ilusti esindatud, kõik komponendid panevad neid eelduspäraselt käituma, ootuspäraselt käituma.
et kui sul on inimene lähedal, siis sa tahad teda armastada. või tahad tast lugu pidada või ainult sõber olla, mitte teda rünnata või temast eemale hoida, eks ju. ja nüüd ongi see, et lapsepõlv panebki, meie varane lapsepõlv paneb meie keemilise tasakaalu paika. ja see toimub esimese eluaasta jooksul. kuidas õpetatakse meie keha reageerima teatud hormooni toimele. sest oksüdotsiin kui selline, mis on armuhormoon, võib tegelikult põhjustada ka eemaltõmbumist. et see on täiesti normaalne hormoon, mis põhjustab eemaltõmbumist. sellepärast, et selle mõju on sulle õpetatud lapsena. sa oled õppinud armastust eirama. sa ei taha olla lähedane. räägime nüüd jälle kiindumustiilidest, eks ju, välti kiindumustiil. ta on hästi iseseisev, ta ei taha võõrastesse teemadesse sekkuda, ta tahab olla puutumatu, eks ju. aga samas, mis tema sees toimub, meeletu tundemöll, mida välja ta ei näita. ta kardab näidata oma nõrkust, ta kardab näidata ennast inimesena. ja nartsissistid on, kui ma võtan nüüd selle, nartsissistid alateadlikult üritavad ennast distantseerida teistest, sellepärast et see näitaks neid inimestele. see näitaks, et nad peaksid kuidagi primaarsel tasemel teiste inimestega arvestama. Nad peaksid kuidagi teistega sõbrad olema. ja see on nende jaoks vastuvõetamatu. Nad tahavad olla ainulaadsed, nad tahavad olla jumalikud. ja tegelikult selline vältivat kiindumustiili põhjustav siis käitumine on ka jälle väga levinud. see ei ole ainult nartsissistidele, see on ka täitsa tavalistele inimestele, kes ongi natikene sellised enesekindlamad, natikene iseseisvamad. Nad võib-olla ei näita oma emotsioone niimoodi välja, eks ju. kindlasti on teie sõprusringkonnas mõni selline. kas sa mõtled, et mida nagu tugevam väliskest, seda nagu ebakindlam sisu on? jaa, aga see ongi see, et me otsime elult erinevaid asju. mõned tahavad lähedust, mõned tahavad kaugust. ja siin ongi see, et see oksüdotsiin põhjustab erinevat käitumist. kas eemale tõmbumist või lähemale tõmbumist. kuidas teda on lapsena kasvatatud? kuidas on tema kehakeemiat mõjutatud? kuidas sa näiteks kommenteeriksid geneetilist Aspergerit ja ATH-d? mis on sinu seletus? mul ei ole seletus sellega. see ei ole minu spetsialiteet, aga jah, kui sa küsid nüüd tegelikult, kas nad on nüüd geneetilise päritoluga. ei no, et ongi, et ma näen, et osad on nagu tingitud vastavalt lapsepõlvele, aga öeldakse, et ikkagi see nagu noh. no nüüd, kui ma räägin, no tegelikult lähmegi siit julmalt edasi, siis geenid versus kasvatus, eks ju. et kui me arvestame, et meie geenid määravad seda, mis hormoonid meis toimivad, sest meestel loomulikult testosteroon enamikus, eks ju. et see on nagu geneetiline määratlus. mind on tehtud meheks, miski ei tee mind naiseks, kui ma ise ennast ei muuda. ja nüüd on see, et versus siis kasvatus. kas ma tunnen ennast mehena või kas ma tunnen ennast naisena. et nüüd on see küsimus, mis põhjustab seda väärkäitumist. miks on inimesed, mõned nii vääralt reageerivad mingile hormoonile. ja ongi selles, et neid on õpetatud. hoia eemal, ole selline iseseisev. või teistele, et ole hästi lähedane, ära kaugele mine. ole klammerduv, otsi suhtelt armastust. või siis teisele on, otsi suhtelt iseseisvust. ja see on nüüd tõesti küsimus, et kas on geenid versus keskkond. mina ütleks, et geenid määravad ja kasvatus mõjutab, missugune inimene tuleb. sest inimesteks me oleme tehtud, inimesed käituvad kõik universaalselt, inimesed käituvad kõik mustriliselt. millised mustrid tulevad temas välja, sõltuvad sellest, missugune on tema kasvatus. ja see on järjekordselt. kõik suhtekiskjad ja nende ohvrid on mingi trauma läbi elanud oma lapsepõlves. seal ei ole mingit erandit, see on kõik nii. sest me kõik oleme tegelikult mingil määral traumeeritud inimestena, aga nemad on natikene rohkem. Nad on nõus oma õigusi eirama millegi nimel, näiteks kokkukuuluvuse või siis selle sama tunnustuse nimel. Nad on nõus midagi eirama ja nad on nõus midagi selle nimel tegema. Et saavutada ikkagi endiselt armastust või siis seda lähikuuluvust. Me nüüd jõudsimegi ringiga tagasi. Et me oleme, mis me siis võtame punktideks, eks ju. Me oleme bioloogilised robotid, keda kujundab keemiline reaktsioon, mis meie närvisüsteemis on. Seda
kuidas keemia meie kehaga mängib, kujundab väga palju siis keskkond. Keskkond, kus me kasvasime, see on siis kasvatuse, eks ju. Geenid on siis määravad, kes me oleme. Ja suhtes otsib inimene armastust või otsib lähedust või otsib mida iganes ta otsib, eks ju. Ja kui tal on madalad standardid, siis ta ongi nõus nende standardite saavutamise nimel natuke vähem pingutama. Ja nii see ongi. Ja sellest me nüüd räägimegi. Ühtepidi ma tegin nüüd sellele teemale nagu ringi peale, võib-olla mõni asi jäi poolikuks, võib-olla mõni asi paneb küsima. Aga jah, põhimõte on siis see, et on olemas igas vääras suhtes on olemas see jahistaadium ja olemas siis parasiteeriv staadium. Jahistaadiumit nii väga ei peaks kartma, aga seda parasiteerimise staadiumit peaks vältima. Selles suhtes peab väljuma. Nüüd on see küsimus, eks ju, mille alusel sa näed seda. Ma tahaks pigem küsida, et sellest on natuke rääkida, aga kuidas? Et kuidas see välja tuleb? Kuidas sa välja tuled? Sealt on, okei, kui sa oled juba ämbliku võrgus, siis on sellest väga raske välja saada. Sa oled sellesse juba kinnitatud oma keemiliste ühenditega, eks ju. Sind on tehtud nii-öelda selleks orjaks. Sinu keha on muudetud läbi keemiliste hormoonide ja selle suhte orjaks. Sa ootad sellest suhtelt armastust, sa ootad lähedust ja mida iganes sa otsid, eks ju. Ja sa arvad, et sa said seda. Ja nüüd see geneetiline kompott sinu sees ütleb, et näed, sa oledki saanud seda, mida sa enam tahad, eks ju. Et mina ütleks, et igasugune väärsuhe on nagu nakkushaigus. Sa ei saa sellest kunagi lahti, see jääb sinu sisse nii või teisiti siis kuidagi nagu vähkkasvaja. Sa ei saa teda kunagi välja opereerida. Et isegi kui see inimene või see kiskja sinu elust kaob, mingi trauma ta jätab ikka sinu sisse. Sa näed kas õudusunenägusid mingi aeg või oledki ülivalvas mingite asjade suhtes, sa ei vabanegi sellest suhtest. Ja sellepärast ongi nüüd see, et sellepärast tulebki seda parasiteerimise perioodi vältida. Et no mitte sellesse jamasse, eks ju. Ja enam see väldi just ja sellepärast, eks ju, et nad ongi juba hormoonidega paik pandud, eks ju, et nad lähevadki selle. Et see jaht on õnnestunud, nad on läinud siis sellesse parasiteerivasse etappi ja nüüd nad ongi selles suhtes. Mis nad edasi teha? Nüüd on ainult eneseareng. Sa pead tegelikult tegema vahet, mis on õige ja mis on vale. Mina märkasin enda jaoks selle, et ma ei teadnud, mis on õige ja vale elus. Ma ei teadnud, et minuga, et ma pean eeldama mingeid asju, mis suhtes on olemas. Ma pean eeldama neid. Mina ei arva seda. Mina arvasin, et suhe toimib kuidagi iseenesest. Ja näiteks, kui me võtame nüüd tõesti seal sellised väärkohtuvad suhed, kus mees peksab naist või vastupidi ja naine peksab meest, eks ju. Nemad mõtlevadki, et suhte standard ongi kannatamine. See ongi normaalne. Ma olen kogu aeg kannatanud. Minu ema peksis mind. Miks siis võiks ma edasi elada? Samamoodi, eks ju. Et nüüd on see arenemise koht. Sa pead teadma, mis on vale, mis on õige. Kas see inimene võib sind, mitu korda ta võib sind päevas solvata või mõnitada, eks ju. Sellel ei ole mingeid reegleid, eks ju. Aga kui sinul on see sisemine kompass, mis ütleb, et see on väär, siis sa lähed sellest suhtest minema. Aga paljudel ei ole seda. Ja ma tahtsin ka tegelikult öelda, et need inimesed, kes lähevad vägivaldsesse suhtesse, nad ei saa tegelikult aru, et nendega valesti käitutakse, aga ongi, et kas lapsepõlves neid ei märgata. Ja nad ei tahagi seda mõista. Sest miks? Sest tegelikult isiksus, kes on isiksus või mis on isiksus? Isiksus on tegelikult psüühiline olend, kes mõtleb, tajub. Kõik see, mida meie võib-olla kutsume vaimuks, inimese hingeks, eks ju. Et see, mis meie sees on. See, kes me oleme. Mitte see, mis meie ümber on, mitte see keha, eks ju, vaid see psüühiline olend meie sees. See on isiksus. Ja kui meil on need tööriistad, ütleme niimoodi, kuidas siis öeldagi, tööriistad, nürid ja ebaterved, eks ju, ja mida iganes, katki, siis ongi väga raske. Me peame neid instrumente hakkama ravima, hakkama parandama. Me peame hakkama mõtlema õigesti, sest mõtlemine kujundab meie maailma. Ja isiksust on väga raske mõjutada või muuta, sest ta ei taha ennast muuta. Tal on enesesäilitusinstinkt, ta tahab, et ta on. Sest tegelikult isiksus kui selline pannakse juba varases nooruses paika. See on juba esimeste eluaastatega pannakse see paika ja seda on väga raske muuta.
see oleks sama hea, kui öeldakse nüüd, et ma teen ennast nüüd naiseks. Ma ei taha ennast naiseks teha, jumala eest, miks ma peaks, eks ju. Isiksus on sama lugu. Ma pean hakkama teistmoodi mõtlema, ma pean teiseks inimeseks muutuma. Ja fakt on see, et ma ei saa teiseks inimeseks muutuda. See on võimatu. Ma ei saa enda isiksust ära kaotada. Ma olen see, kes ma olen ja ma pean sellega leppima. Aga ma pean ennast oskama tundma. Ma pean teadma, mis nende selles isiksuses, mis tööriistad on väärad, mis ei tööta võib-olla kõige paremini. Ja alles siis ma saan hakata mõistma, kuidas me sellest suhtest pääseme. Õnneks meie ajud on pehmed, et me saame heas mõttes, et me saame luua uusi närviühendusi. Aga me peame nagu kuidagi forsseerima väliselt jõuliselt, et aga järjekordselt keemiat on väga raske mõjutada juba sul täiskasvanud inimesena. Sest see keemiline kaart, aju kui selline on väga voolitav esimesel eluaastal. Pärast seda läheb ta järjest selliseks tahkemaks ja teda on väga raske mõjutada. Et täiskasvanud inimene on juba tegelikult väga valmis produkt. Seda on väga raske mõjutada. See on nagu vundament, millele sa pead hakkama tahuma neid ebatasusid välja. Tsement on kivikõva. Väga raske on seda teha. Et inimene peab mõistma. Ja nüüd ongi see, et ta peab hakkama oma nõrkuste ja tugevustega tegelema. Ta peab aru saama, mis põhjustas seda. Kas oli siis see ülemäärane läheduse viha, ülemäärane tunnustusviha, mis iganes viha temal oli. Ta peab seda aru saama, mis tal oli valesti. Ja nagu küürakat ravib haud, eks ju, ja alkohoolik peab kogu aeg oma instinktidel silma peal hoidma, et ta jumala eest jälle pudeli otsa ei langeks, nii peab inimene kogu aeg püsima valvsana, et ta püsiks õigel teel. Ei ole sellist asja, et ma ühel hetkel teen otsuse, nüüd ma muutusin ja nüüd läheb kõik nagu iseenesest edasi. Ma tegin ühel hetkel otsuse, et ma enam niimoodi ei käitu ja ma kontrollin, et ma enam niimoodi ei käitu. Ja see on ainult võimalus. See on nagu narkomaan, kes tegelikult kogu aeg otsib. Kogu aeg ta ihaldab seda järgmist laksu, aga ta peab ennast eemal hoidma. Ta peab olema distsipliin. Ta peab kogu aeg jälgima. Sest me ei saa seda kehakeemiat enam 100% ümber muuta. Ta on meie sees. Ja nüüd ongi see küsimus, et inimesed räägivad, et ma olen nii muutunud, eks ju, et ma olen nüüd lugenud nii palju eneseabi raamatuid ja ma tean, ma olen kõike seda ja tegelikult inimene ei muutu mitte millestki, kui ta ei tea, mis tal on viga. Mis teda ees seisab. Ja ma tahangi öelda, et inimeste muutumine kui selline on müüt. Sa saad ainult teadlikult ennast kontrollida, mitte muutuda. Sa saad kontrollida oma käitumist, oma isiksust, aga sa ei saa muutuda. Sa pead kogu aeg oma kihudel hoidma silma peal. Mõnikord sa nagu nii, kindlasti koperdad sellel teel, kukud jälle vana orgi otsa, see on arusaadav, no kõik räägivad, eks ju, jälle ma tegin seda sama, eks ju. Aga ajad ennast püsti, tead, et näed, mul oli jälle see jama juures. Ma nüüd kontrollin järgmine kord teadlikult, et ma enam nii ei käitu. Sest ma tean, et ma ei saa ju enam teistmoodi käituda. Jaa. Mul tekkis siuke küsimus, et ütleme, et kas on võimalik, kui ühel suhte poolel on siis siuke tendents, et ta võib-olla kaldub selle kiskja nagu otsima seda rolli jahti nii-öelda hakkama jälle ajama. Et kas siis teine pool nagu teadlikult nii-öelda seda meelde tuletades ja kogu aeg jälgides seda olukorda ja peegeldades sellele inimesele, kas see on nagu jätkusuutlik edasi? Sa mõtled, et kas on võimalik nagu kiskjat õpetada mitte jahti pidada? Või sellist kiskjalikku jahti? Ja, loomulikult, ega tegelikult kiskjad kui selline, nad tegelikult tahavad ka ju, otsivad suhtelt armastust ja seda sama asja, inimlikke väärtusi. Need on täitsa olemas need. Need on lihtsalt natuke vääral moel, eks ju. Nad otsivad väärad asju. Et jaa, loomulikult. Aga nüüd on see asi, et kui sa räägid täiskasvanu kiskjaga, siis nagu ma rääkisin, muuta teda võimatu peaaegu. Esiteks ta ei taha muutuda. Ta ei taha muutuda, ta tahab jälle olla kindel ja miks, sellepärast, et tal on varakult juba läbi selle väärkohtlemise, lapsiku väärkohtlemise on talle selgeks tehtud, et jumala eest ära näita oma selget mina. Hoia oma mina kuskil varjus, ohjelda seda ja kõik, kes tahavad seda vastupidist öelda, kõik eksivad seda. Ta on nagu nähtamatu selline energiaväline inimesele ümber. Ta ei lase ennast. Ja me ei saa seda inimest, isegi kui me paneksime ta väevõimuga kuskile vaimuhaiglasse, sellest ei ole mingit kasu. Seda on üritatud, see ei vii mitte kuskile. See hävitab ainult enda ära. Seda ressurssi võiksid sa ohvrina kasutada mujale, endale näiteks, enesearengusse, mitte temale. Sa seda muuta ainult ise ennast. No see on tavaline asi, aga kiskjaid muuta ei ole võimalik, sest nad on vastu sellele muutusele. Nad ei taha. Vaat see on kiskjaliku algtingus, et nad on vastumeelsuses, muutuses. Inimisiksust on peaaegu võimatu murda.
ja kiskjaliku isiksust on võimatu murda. nii. tahtsid veel midagi? ja ma mõtlesin jah, et nagu ütleme, et noh, võib-olla mingi on olemas teatud käitumismustrid, mis on ebatervislikud, onju. et võib-olla inimene ei ole kiskja, aga tal on kalduvus ebateadlikkuse tõttu teha mingeid asju, mis et siis et noh, vanemad on alkohoolikud, et siis näiteks ma pean nagu tohutult vaatama, et ükski mu partner ei võtaks kilpagi ja käin järel ja kontrollin ja nuusutan ja hakkan käituma. no jaa, aga mis suhe see on? vaata, suhe kui selline. kas see on võimalik tervendada läbi selle, et sa annad teisele inimesele? jah, et sa peegeldad inimest, eks ju. ta peab jälle järjekordselt olema motiveeritud sellest. tema motiiv on tegelikult saada suhtest hästi kergesti. kiskja motiiv on hästi kergesti saada. ta ei viitsi vaeva näha. kui sina hakkad talle sõrgu vastu ajama, ta läheb mujale. ta lööb su maha enne, aga ta läheb mujale. ta läheb otsib endale kergem saagi. ja see on kindel. siin ei saa midagi teha. no aga kui teine nagu kõiki neid vaata ongi see, jah ongi, aga selle töö oleks pidanud tegema lapsevanemad ära. kas see suhe on tõesti sinu jaoks nii tähtis, et sa pead kõik oma mõistuse ja oma vaba aja sellesse pühenduma, et jumala eest muudaks selle inimese normaalseks. aga garantiid mul ei ole, et ta läheb normaalseks. kas mul on mõtet oma enda elu, mis mul on üksainus antud siia maailma, eks ju. ja tegelikult on ühtepidi on ka loodus mulle öelnud, et naudi seda elu, eks ju. kas ma pean seda aega kulutama mingi kuradi hullu peale, sõna otseses mõttes. no jaa, aga kui see hull on nii ilus. kui ta on nii ilus, aga see ongi see, aga nüüd on see jälle, et sa pead teadlikult aru saama, mis sulle meeldib tema juures. äkki peaks ikka tegema. mulle meeldib jõledalt, kuidas ta tegelikult naeratab mulle ja süüa teeb või ilusad sõnu ütleb. aga mulle üldse ei meeldi, kuidas ta mind peksab. kurat, viimane kord olin 6 aega haiglas. saaks selle asja nüüd kuidagi ära lõigata. jumala ilus inimene tuleks, eks. viimase peal. aga muide tegelikult ilma naljata, see ongi nagu see lugu, et need, kes on psühhopaadid ja ütleme oma ohvriga on koos, siis nad nii hoiavad seda ohvrit kätte, nad teevad nagu nii ulme imelisi ilusaid asju. psühhopaat ei löögi. psühhopaat on teadlik. nagu ma ütlesin, psühhopaat on teadlik. vägivaldne inimene suhtes, et see teine pool, et nagu mingi asi on nagu nii hullult, tead, vot sealt klapib ja tead see hingeline sõge, tead see on nii lahe. aga no vaata, tead hullult nagu. tead, ma ütlen sulle seda, et see suhe on nii kaua sõbralik, kui ta saab seda ressurssi, mis ta otsis. okei. nii kaua, kui ta ohver hakkab näitama vastumeelsust, nii hakkab käsi tõusma. no aga siis peaks ju võtma need kombed üle, taltsutama seda hullu ja manipuleerima ja olema selline kaval vastu. et sa tahad ise olla nagu võtta kiskelikult, peegeldada läbi kiskeliku. et olla ka. okei, aga kasvata endale küüned ja hambad ja mine tiigri kallale, vaata, mis tust saab. nojah. see inimene on õpetatud lapsepõlvest peale kiskjaks. sina hakkad alles õppima seda. arvad, et sa oskad seda või? no, et taltsutada või kuidagi. taltsutada ja taltsutada saab läbi ainult selle, et sa näitad, et sinust ei ole võimalik enam kihku lüüa. sa taltsutad teda läbi selle. ta üritab seda, aga sa ütled, et näed, see ei ole võimalik. nii et kas võib-olla üks tunnus nagu kiske äratundmiseks ongi see, et kohe, kui sa nagu ei lase enda peal parasiteerida, siis ta läheb. jaa, sest ta tegelikult kogu aeg terve selle nii-öelda siis selle jahiperioodi testib sinu võimeid. kui võimekas sa oled vastu panna. tegelikult, kui sa juba oled sellesse suhtestaadiumisse läinud, siis ta juba teab, et sa oled piisavalt küps. ta ei lähe enne sellesse. ja kui ta läheb kiskja staadiumisse, kiskjaliku suhtestaadiumisse, siis ta näitab koheselt oma vigu välja. ta peab näitama neid hakkama, ta ei viitsi enam hoida enam. kaua ma hoian ennast varjus, ma tahan välja tulla. ma tahaks juba hakata nautima seda elu, kus ma olen nüüd kurat vaeva näinud, talle lilli kinkinud, eks ju, jumala eest seksin temaga, oi jumal, mida ma teinud olen. nüüd tuleb juba hakata seda preemiat saama ja ma ei viitsi enam oodata, sest ta on impulsiivne, ta on kannatamatu, ta tahab kohe saada. ja see näitab ära, kui ta muutub, see hetk, kui ta nagu noaga lõigatult on teine inimene, see näitab ära, et sina oled juba saagiks võetud. sa oled juba võidetud. sest tegelikult inimesele, kes veel kahtleb, sa ei näita oma kihvasid. kui sa ei ole ta võrku tõmmanud, siis sa ei näita oma kihvasid. sa näitad alles siis, kui ta ei saa enam ära joosta. mida see kiskja saab siis suhtest? mida ta saab? erinevaid asju, eks ju. mida ta otsib? kerget elu, nagu me kõik. aga ta lihtsalt ei oska teid. võimu, on ju. jaa, aga ta lihtsalt ei oska, sellepärast et no ütleme, võtame konkreetse näite, no.
poissi pekstakse lapsena. täielik düsfunktsionaalne suhe on vanematega, eks ju, täielik vägivaldne ja ta on läbi selle peksu õppinud, eks ju. et ta peab olema sama tugev. ta peab võimu võtma, et keegi teda ei lööks enam, keegi teda viga ei teeks. ja teistpidi on jälle see peksmine teda õpetanud käituma. sest minu isa õpetas mind peksma. miks ma pean teisiti käituma? nagu ma endastki rääkisin, minu isa õpetas mind mees olema, eks ju. samamoodi nagu mõni isa õpetab teist poissi siis peksma, eks ju, või varastama. ja nii see ongi, see on varakult õpitud strateegia. ja tema otsib kõike seda, mida meie otsime, eks ju. ta otsib seda kerget elu. aga kiskjal on see mõnikord lihtsalt kergem, sest tal teiste kulul laseb liugu. ja see ongi nii. aga mis sinu nõrk see kaitseliin oli, mida sa ei osanud märgata, et mis see oli, kus ta läbi murdis nagu ja mille otsa sa sattusid nagu, sa saad sellest rääkida? ma arvan, et mina olin pigem see andja tüüp, et ma tahtsin anda. ahah, ma olen disconnected miitingus, nüüd räägid edasi, okei. et jaa, see andmisvajadus ja see näitab ju ära, jumala eest, kui kiskja või kui ohver on juba nii lahke, mis on ilus ju, kõik on olemas. ta annab mulle vabatahtlikult, ma ei peagi väga aga millal sa aru said, et üle piiri on? sellised signaalid tulevad suhte ajal, aga tegelikult minu jaoks tehti see asi lihtsaks juba sellega, et lihtsalt kiskja ise astus sealt suhtest välja, sest ta lõpuks lihtsalt tundis, et ta ei saa sellest. ta ei saa minult enam seda, mida on. sest no nagu ma ütlesin, mind on õpetatud mehena käituma, eks ju, suhte peale. et kuna minu partner oli siis domineeriv ja kontrolliv, eks ju, siis ta nägi, et lihtsalt, et ma ei lase tal seda teha ja need suhtekonfliktid olidki pigem just selle domineerimise ja kontrollimise ümber. et läbi selle mind ei olnud võimalik lükata nendesse raamidesse, mida tema ootas. sest teda oli õpetatud ka samamoodi ja lapsepõlves domineerima ja kontrollima, eks ju, või noh, õigemini siis domineerima, olema see mees nii-öelda selles suhtes. aga tegemist oli nõrga naisega, eks ju. ja mis ma teen? ma ei saa ju lüüa teda, olen vangi. noh, ma ei saa teha. Mehena ongi selles mõttes nagu kergem, et see ongi nagu sa ütlesid selle soorollide teema. Mehena sul oli eluterve mees eeskuju, mees on tugev. jaa, aga kui sind pidevalt sellega manipuleeritakse, siis sa ühel hetkel tunned ennast kergelt kastreerituna. Kindlasti. sest sa tegelikult lased ennast lõdvamaks, sa üritad natikene kohanduda ja siis võtadki selle mitte naiseliku rolli, aga selle nii-öelda hooldaja, emaliku rolli võtad üle. Ja samas on just, ma tahtsingi nagu seda öelda, et naistel on nii raske just nagu vägivaldsest suhetest välja astuda, kui meil on siuke loomulik soodumus ongi teenida, meil on need ootused ühiskonna poolt. vaata, see ma ei räägiks soorollidest või nendest sugudest, eks, ma räägiks sellest isiksusest. et see on jälle see abiandja isiksus. abiandja isiksus, see võib mehel olla, see võib naisel olla, seal ei ole vahet. naised on tõenäolisemad. jah, et see ongi. aga mehed ei ole, eks. jah, et aga nad naised siuksest vägivaldsest suhtest välja astuda, et noh, see kindlasti on võimalik ja peakski olema, onju. aga nad ongi, et see siuke soodumus, pehme niimoodi. sest tegelikult ma olen päris paljude kurjade meestega kokku puutunud, kes mind on sõimanud, et mis mõttes mehed on kuradi ainult kiusajad, eks ju, naised ei ole. siis mõtlesin, et okei, vaata, kellega sa räägid, eks ju. ma ju tean, millest sa räägid, eks ju. tegelikult arusaadavalt, et stereotüüpne kiskjalik isiksus on mehine, eks ju, et see on mehel olemas. et naised saavad tegelikult kergemini kaitset, sest neil on väga lihtne näidata mehe peal, vaata, ta teeb haiget, sest kõik mõistavad ja otsustajad on naised. lastekaitse on naine, kohtunik, ma olen ainult ühe meeskohtunikuga kohtunud kõikide selle epopöö jooksul, eks ju. kes meil veel on? nõustajad, psühholoogid, psühhiaatrid. näita mulle mõni mees. Lähem jah. ja mis sa arvad, kelle peale nad vaatavad, oi kui arusaadav, oota ma olen kohe väga terav tegelikult, mehest käib jutt ja kui naine on väga osav rääkima, väga osav peegeldama oma kiskjalikke jooni teise peale. see on nende oskus, see on nende üks erioskus jälle. ja sa kuuladki neid ja mõtled, issand jumal, kas ta räägib endast või minust. ja mehena on väga raske selles olukorras olla. et pigem on jah, tõenäoliselt vaadatakse ikka naisi kannatanutena, mehi siis agressoritena ja meestest on mul kahju. ja mehed jäävad kaotajaks just laste hooldusõiguslahingutes. et see on koht, kus mehed kaotavad. naised kaotavad oma väärikuse, natuke võib-olla tervist, eks ju, mingil ajal. noh, keegi lööb neid, eks ju, vigastab. aga mehed kaotavad kohe reaalselt materiaalselt.
aga ma ei saa nüüd öelda, et materiaalne on nüüd tähtsam kui füüsiline või psüühiline, eks ju, aga no see on ühele pulgale, eks ju. Et jah, räägime isiksusest, eks ju. Et kiskelik isiksus on mehine ja ohvri isiksus on naiselik. Aga on erinevaid ka. On see isiksus on kas mehel või naisel, seal ei ole vahet. Aga lihtsalt jah, naised on paremini õnneks selles suhtes kaitstud. Neil on naiselik mõistmine teiste naiste poolt. Mul on peamiselt vastupidist kogemused, ma tean 4-5 meest, kes tänu sellele, et nad on tööl, neil on raha, on ju, siis lastekaitse on teinud nagu kõik otsused manipuleeriva suhtekiskja kasuks, kes räägib ära igast asendist, kõik naised ja ka sugulased. Tead, seal on jälle hakkab see pihta, palju see on objektiivselt, aga objektiivsust väga palju ei mõelda, eks ju. Tegelikult on see perekonna õigussüsteem ja kohtusüsteem on väga tagurlik. Ma ei suuda seda ära kiruda, aga see on tõesti tagurlik ja milles pannaksegi ongi see välisele veetlusele. Ja nagu ma rääkisin, et kiskelik veetlus ongi suurepärane, sellepärast ta meelitabki oma ohvri õksu, eks ju. Ja kui ta läheb kohtusse, siis ta ongi veetlev. Ta näitab, et ta on kõik olemas. Ja mille alusel, mis on need kriteeriumid, mille alusel kohtunik või lastekaitse või sotsiaalametnik või kes iganes otsustab, kes on küps lapse kasvatamiseks. See, kes käitub viisakamalt, kes suudab ennast kontrollida. Ei nuta, ei jaura, eks ju. Kuulge, kuidas te saate niimoodi käituda, naiste rahvas, imelik ei ole, eks ju. Ja kuidas annad lapsed ohvri? Et tegelikult ongi see asi, et need kriteeriumid on väga kallutatud, need kriteeriumid tuleb üle vaadata. Sa pead aru saama, et need inimesed, kes lähevad, need kiskiohvrid ongi läbi lõhki viltu. Nad on nii katki, kui saavadki olla. Neid on võimatu oodata, et nad käituksid loomulikult. Nad käituksid nagu vastutustundlikult või midagi, nad teevadki lolli otsuseid. Sest nad on nii lõhki. Nad on nii ära materdatud juba. Ja siis vaadatakse selle välimise järgi. Vaadatakse selle välimise järgi, et sa oled nüüd palju ägedam inimene. No, samamoodi nagu ta tegelikult võlus oma selle partnerina, samamoodi ta võlub oma need kohtunikud ja muud ära, eks ju. Kellele sa annad lapsed, kas ämblikule, kes on ilus karvane ja läikiv on ju korraliku võrguga või sellele pehmeks keedetud kärbsele? Jah, sest tegelikult ämblik saadab ju nii palju kärbseid võrku püüa ja saab anda omale järelkasvule toitu, eks ju. Ta on vastustrikas inimene. Ja nagu targa mõistliku inimesena sa annad ikkagi elujõulisemale nagu need lapsed. Mind tegelikult motiveeriski see raamat sellepärast kirjutama, et näidata, et tegelikult ei ole see nii, et nagu nad näevad. Vaadake natuke teistmoodi. Otsige mingid teised kriteeriumid, mille alusel otsida väärsuhet. Ja mina arvan, et üks selline vihje, et on tegemist väära suhtega, on kohtulikud abielulahutused. Inimesed lähevad kohtusse selliseid asju lahendama. Normaalsed inimesed leiavad varem või hiljem mingi kokkuleppe. Kiskiga ei ole võimalik kokkuleppeid saavutada. Järelikult peab temaga kohtus lahutama. Ja see käib niimoodi. Et kohtulik abielulahutus on üks kiskjalikkuse kriteerium ja seal tuleb väga hoolsalt nüüd vaatama, kumb on see kiskja. Et see ei ole 100% õige, aga see on tõenäosus. On väga suur. Minu arvates. Aga see tuleks tegelikult nüüd jälle uuringutega ja statistikaga välja uurida, aga seda ei tehta. Keegi ei tee seda. Endiselt võetakse need kõverad seadusepügalad selleks, et otsustada, et kes on õige last kasvatama, kes mitte. Lastekaitse käib sul kodus, vaatab ära, eks ju, räägib lapsega ja teeb oma ettepanekud kohtunikule. Ja loomulikult võib kiskja temaga ka manipuleerida. Vaata kui äge mees ma olen, või äge naine, eks ju. Et jah, mehel on raskem siin, kui sa ei ole kiskja, eks ju. Palju sinu hinnangul on siis protsentuaalselt üldse kiskjaid inimestel? Kiskjad, kui mina räägin raamatus, võtan šablooniks nii-öelda näiteks, võtan isiksushäired, eks ju. Et isiksushäired kui sellised psüühilised seisundid, kus on pandud, mis koosnevad siis erinevatest sümptomitest, mis on siis eraldi toodudki need väärkäitumismustrid, eks ju. Et see on kõik juba meie eest ära tehtud, me ei pea mõistatama, et mis on väär. Kas teise inimese löömine on väär või mitte, eks ju, see on kõik pandud paika. Ja isiksushäirete protsent, kiskjaliku isiksushäire protsent on ääretult väike. Tegelikult psühhopaat on alla protsendi ringis üldse. Ja nartsissist on küll natuke rohkem piirilised, veel natuke rohkem, aga need on tühine arv. Aga nüüd räägime nendest inimestest, kes nagu enam-vähem lähevad sinna piirimaile. Kes nagu enam-vähem on.
kellel on mingi üksik sümptom olemas, eks ju, ja neid on kindlasti palju. Et mis meil võib seda väärkäitumist põhjustada, ongi jälle needsamad see keemiatöö, eks ju, meie kehakeemiatöö või need kiindumusstiilid nii-öelda, kuidas me kiindume. Kui üks on liiga klammerduv ja teine on liiga eemalhoidev, siis see normaalse inimese tundub kinelik ju. Et miks ta on nii kleepuv või miks ta on nii eemalhoidev, eks ju, järelikult ta on kiskja. Et tegelikult inimestel ei ole ka arusaamist sellest õigesti ja väärast, palju on piisav ja palju ei ole piisav. Et see protsenti on väga raske kindlaks teha, aga kindlasti inimesed ei oska endaga suhelda oma vahel. Põhimõtteliselt võibki olla siis igas suhtes mingid teatud kiskja omadusi igal inimesel. Jah, kiskja omadused on igal inimesel. Me kõik oleme kergelt nartsissistlikud, eks ju, natuke psühhopaatlikud, noh, meil on ükstaspuha, mis maailm. Jumal hea meel, kui ta kukub minul ja murab luud, eks ju, ära. Et see on kättemaksu viha. Need kõik, need mustrid on inimestes olemas. Aga millises koguses nad on kontsentreerunud, see teeb temast kiskja, eks ju. Ja kui jäigad nad on. Et kui inimene käib suhtesse, mitte midagi ei muutu. Ta ei ole normaalne inimene. Ei ole ju. Ma saan aru, et minul on olnud üks ebanormaalne suhe, aga see ei tee mind kiskjaks, eks ju. Või ohvriks nii-öelda. Teine olukord on, teine suhe on hoopis teise inimesega. Teistsugune. Kolmandaga teistsugune. Et see järjekindlus, et ta püsib oma kiskjalikul lainel, ta ei ole nõus muutuma, ta ei taha muutuda, see näitab, et ta on kiskja. Et parem õpi tema suhteajalugu tundma, kuula, mis tal on oma lapsepõlve kohta vajatada, millised tema vanemad, eks ju, millised tema suhted, vaevalt ta annab sulle seda infot, eks ju, aga see näitab väga ilmekalt ära, mida sa võid oodata sealt suhted. Kui minu ema mind peksis, järelikult võib see naine oodata ka, et teda pekstakse või et ta peksab vastu, eks ju. Et see on see järjekindlus, kiskjalik järjekindlus. Nii, ma saan aru, et te muutute rahutuks. Kus sa seda võtad? Ei, see ma hästi olen. Äkki tahate küsida, pikk on jutt olnud, ma ei tea, mis meil on. Nüüd on nagu küsimuste aeg. Jaa, nüüd oleks küsimuste aeg, sellepärast, et tõesti olen ma siin liiga kaua padra. Ei, vastupidi, sa alles alustasid. Alles alustasid. Selge, nii, küsige. Ma mõtlen selle peale, et kiskjad iseloomustavad siis selline tunnustusvajadus on ju võim, neid huvitab, eks ju, kes siis võib nagu niimoodi vaadata seda, et suur osa meie poliitikud on Jaa, suur osa avalikke elu ja tegelasi on suur, peaaegu kõik kroonika tegelased kaanepildil on kiskjad. Jüri Lina. Nad on mingil määral kiskjad, nad on kõik mingil määral kiskjad. Kõik, kes on mingi, isegi kõik need eneseabikurud ja kõik, kes on enda ümber koondanud teatava ringi. Väga psühhopaatlik vajadus domineerida teiste üle. Sest mind võib ka kergelt võtta näiteks psühhopaatlikuks, vaata kui huvitav, ma olen pannud terve karja naisi ja mehi, eks ju, enda ette istuma ja nüüd ma kontrollin nende aega ja nende mõtteid, eks ju, läbi oma juttu. Et see on väga võimas motiiv inimesele tegelikult see domineerimine, eks ju, saan olla, ma saan näidata ennast. Te tunnistate minu teadmisi ja mida iganes, eks ju. Et paraku ongi, et sa läbi lööksid elus on sul vaja olla natuke kiskjalik, see on paratamatu. Sa pead sellega leppima, et sinu ülemus on natuke kiskjalik, ta mõtleb natikene endale ja sellega ei saa midagi teha. Kiskjad karjatavad karja. Kiskjad määravad ära, mis karjaloomad teevad. Et kass ellu jääks, ta peab iiri püüdma, ega ta midagi üle jää. Enamik meist on ju hallid iired. Me istume rahulikult, kuulame lihtsalt mida kiskjad, vaatame telekast, mida kiskjad näitavad. Loeme raamatutest, mida kiskjad räägivad. Sest nad peavad millegiga silma paistma. Mingi raamatus ma räägin tegelikult suurest viisikust. 5 isiksusjoonte kogumit, eks ju. Et ütleme nii, et tavalistel inimestel on need kogumid kuskil seal keskpaigas. Kui me kujutame sillana, et võtame siin ekstravertsuse, introvertsuse, tavalised inimesed on kuskil siin, natikene lähevad ühele poole, teisele poole, aga nad ei ole äärmuses. Aga kiskjatel on alati mingi asi äärmuses. Ülimalt ekstravertsed, introvertsed ei ole kunagi. Kõik nad on äärmiselt ekstravertsed. Ja siis on juba teised, eks ju. Et neil on, et see teebki isikupäraks. Sa oled natikene teistest erinev. Sul on midagi väga palju. Kas sa oled ülimalt distsiplineeritud, ülimalt fokusseeritud, mida iganes, sul on hästi palju. Ja kuna sa tahad läbi lüüa selle halli massi seast, sa pead natikene neid nurki lihvima, eks ju. Sa pead midagi kuidagi
kõrvalt minema kuskil. et selleks sa pead natuke kiskelik olema, selleks sa pead natukene hambaid teritama ja midagi teha ei ole. selleks, et elus läbi lüüa, pead sa olema natuke kiskja. nojah, aga nagu sa ütlesid, et vaata, see kõik on inimlik ja see on normaalne, lihtsalt küsimus ongi, et millal sa hakkad kellelegi sellega haiget tegema. selles suhtes, et jah, nüüd on see, et kui palju sul on empaatiatundlikkust, eks ju. ja jälle kehakeemia, palju sul on empaatiat? empaatia on kõik õpitav. empaatia on õpitav läbi kasvatuse ja läbi kasvamise. no see EQ, emotsionaalne intelligentsus. emotsionaalne intelligentsus, just. et suhtekiskjatel on jälle, noh, see EQ, eks ju, on sama põhimõtteliselt nagu võtame siis selle suure viisiku, eks ju, mis on sul hästi ekstreemsus ja mis on sul pinnapealne, selline vahepealne, eks ju. Nad on mingil määral on nad väga osavad inimesi mõistma, nad oskavad väga hästi inimesi lugeda. Neil on see külm vaatlemine. Nemad ei ole emotsionaalselt sinuga seotud. kui sina lööd ennast ära, eks ju, näiteks psühhopaadil ei ole sellest mitte midagi. kui sul verd jookseb, tema vaatab sind lihtsalt kui asja, mis jookseb verest tühjaks, mitte seda, kui noh, kujutad ette, issand jumal, mis selline vigastus võib minule tekitada. et nad ei ole sinuga emotsionaalselt seotud ja see aitab neil analüütiliselt mõelda. ja see aitab neil analüütiliselt sind lugeda. Näevad ära, mis sinu nõrkused on, mis on sinu tugevused. nii ongi. kas kiskja saab olla kiskjaga suhtes ka? no nartsissist on nartsissistiga suht. no vaatame Trump ja Melania. suhtkoht on võrdne paar. tegelikult on. kui sa vaatad, kuidas nad on riigi rahadega laianud, eks ju, ja tegelikult, kuidas nad teiste inimestega käituvad, noh, natuke kuulda, natuke seda. ma ei taha nüüd poliitikasse langeda, aga kui ma toon nüüd sellise näite, siis jah, on. Psühhopaadiga ei lähe. Psühhopaadil on ikkagi keegi teine, aga jah, ka sellel inimesel on teatud sisemised puudused, eks ju. ja piiripealne, noh, piiripealne, ma ei tea. Piiripealne on seksuaalselt hästi malbe. tema tõmbab sellega, seksuaalsusega ligi. Biden või? ei, sa tunned piiripealse ära, ta on ikkagi. No, ta on jälle selline naine, ta on ikka selline naiselik isiksuse joon on selline piiripealne, see on emotsionaalne, ülitundlik, selline. et see on ikkagi see, et jaa, kiskja läheb kiskjaga suhtesse, aga seal on muud eesmärgid. Trump saab väga ilusa trofee naise, kõik imetlevad teda, eks ju. ta on saanud ja Melania on saanud endale väga isase mehe, eks ju. on väga kuulsa, maailma kuulsama mehe on saanud endale. just on kuningas ja kuninganna. jah, just, et no kui me võtame niimoodi, aga see on nartsissistide puhul, teiste puhul seda ei ole. et jah, psühhopaadiga ei lähe ja piiripealne, no need kurat tapavad üksteist ära selles suhtes. kas sa mõtled selle piiripeal, see on see psühholoogiline termin, see borderline? jaa, borderline, no see on tegelikult mitmes Ameerika manuaalides, siis RHK-s on tegelikult natuke teine asi, eks ju. aga jah, põhimõtteliselt on ikkagi see emotsionaalne ebastabiilsus, on see keskmine siduv sõna nii-öelda. põhimõtteliselt on siis kiskja sama, mis vampiir. no jaa, ta imeb sind tühjaks ju, mingist ressursist ta imeb sind tühjaks. kas rahast, kas siis emotsioonidest, egost, eks ju, jah. ta ju midagi, no inglise keeles hea, prey, eks ju. et ma millegi kulul nii-öelda, mingi kiskelik objekt on mul, eks ju, mida ma tahan saada. kui vampiiri puhul on veri, siis temal on jah, tõesti emotsioonid või muu asi, eks ju, energia, just. aga no ütleme, see kiskja on ikkagi siuke nagu ebaterve väljend sellele inimesele, aga noh, kui sa räägid nagu sellest kiskja nagu ütleme positiivsest omadustest, et ongi ta on tugev, et ta on juht, eks ole, et seda saab ka ütleme noh, see on nagu ühes äärmus. teine äärmus on siuke eluterve, ongi et kuningas ja kuninganna, kes teil on küpsed isiksused, eks ole. jah, aga nii või teisiti hammustab ta siin tagumikust mingil ajal ikka. okei. selles suhtes, et ta võib seal kuninglik olla, aga ta ikkagi tahab sinult midagi. sa pead tema allub olema ja sa pead ta lojaalne olema ja kui sa hakkad mässu võtma, siis lasen oma politseiga su kaigastega läbi peksta ja noh, siis sa mõtle, kas on nii väga äge see kuningas. no aga see ei ole eluterve siis ütleme. see ei ole eluterve on jaa tõesti, et noh, ütleme noh. mina olen näiteks natuke nartsissistlik, eks ju, aru saab. ma mõistan. no just, eks ju, et me kõik oleme, aga see, et ma siin seisan, eks ju, see näitab, aga teine asi on see, et mul nagu empaatiliselt ma ei saa nagu inimestele haiget teha, mul nagu vedel valus. et mul on mingid sisemised emotsionaalsed piirangud peal. et mul on jah, see kett on kaela ümber, et ma ei saa vabalt ringi joosta.
et nad ongi, et minu jaoks on siuke nagu see natuke, mul tuli paralleel nende arhetüüpidega, et ongi, et selle arhetüübi nagu siuke ekstreemne äärmus, negatiivne poolsus, eks ole, polaarsus. no arhetüüp ongi tegelikult suur viisik tegelikult, teiste sõnadega. see on lihtsalt jälle sama selline ilus populaarteaduslik nimi nagu suhtekiskjad, eks ju. et no mingi ilusad sildid. suur viisik, loed nad korra ette. oi, tead, mul on alati raskusi nende meelde tuletamisel. neurootilisus, introvertsus, ekstravertsus, distsipliin, mul jääb alati meelest ära, mis siis veel tuleb. no see on neurootilisus. siis oli meil koostöövõime, eks ju. ja mis see kuradi veel oli? oli 5 ära või? no siis on 5. minul on siuke küsimus, et see hästi palju on kogu aeg olnud juttu sellest, et on see ikkagi ohver ja siis on see kiskja. minule tundub, et ei saa olla ohver, sa ei ole ikkagi niisama ohver, et ma lihtsalt olen nüüd see ohver ja keegi tuleb ja mul on suhtes kiskja, võtab mul kõik ressursid ära ja mina. sa oled, no ma ei kasuta sina, eks. selleks on ikkagi ju mingisugune ohver vajab seda kiskjat, kui ta tõmbab seda niimoodi kogu suhtes ligi. see on ju kahepoolne ohver vajab ka samamoodi tunnustust ja kuuluvust ja kiskja pakub talle. sest ohver on läbi jälle oma ebaõnnestunud suhte ajal õppinud oma standardid alla laskma. sest mingid teised mehed on käinud minu elust läbi, peksnud, eks ju. ja nüüd tuleb korraga minul üllas prints, eks ju, pakub mulle kõike seda, mida ma ootasin. ja ohver saaks tunda seda ohvri kannatuse valu ja seda hingevalu, issand, kui raske. no vaata, see on nüüd ohvri mentaliteet. ja kui tal oleks seda kiskjat kõrval. vaata, see on nüüd jälle see, räägime sellest draama kolmnurgast, eks ju, et sul saab olema. ohver, agressor, päästja. jah, et 2 võimaldavad ohvril välja elada oma rolli või sisse elada oma rolli, eks ju, nad lubavad ohvri olla. ja see ongi. paljud tahavad, vaata, miks, ma olen mõelnud ka, miks inimesed tahavad ohvrid olla, see ongi see tegelikult, et ohver on see, kes tunneb endale kaasa. ja see on ainuke kord, kui ta tunneb endale kaasa, kogu aeg ta ju süüdistab ennast, ma tegin jälle seda lollist ja ma tegin seda jälle, aga siis ta lohutab ennast. kui ma olen ohver, siis ma lohutan, mind vaesekest. ja siis ma olen ainukesena endale toeks. ja see ongi nii mõnus selle ohvri rolli puhul, et see on ainuke kord, kui ta ennast tunnustab. tegelikult tõmbab ligi endale neid olukordi ja inimesi ja suhtlust. et seda kogeda. ja, ta tõmbabki. aga see ongi see inimese arengu verstapost nii-öelda. ta peabki läbi käima need etapid, et õppida seda, mis tal lapsepõlves puudu jäi. lihtsalt mulle tundub, et see sõna ohver ja kiskja nagu automaatselt tekitab mingisuguse sellise, et ma olen nüüd selle ohvri poolt. no ütleme niimoodi, et siis ohvri isiksus või saagi isiksus, ma ütleks pigem. saagi isiksus, kes on nii-öelda küps saak, sest me kõik praegu, kes me siin oleme, me saagime kõlblikud, eks ju. et ma võin teid kõiki jahtida, aga ma ei saa teid kõiki kätte. Te olete kõik saagi tüüp, aga ohvriks saate ta siis, kui ma teid kätte saan nii-öelda. kui kiske kätte saate. seda saab vaadata kultuuri arengu. jah, sest tegelikult kui sa vaatad, et kui pühvlikari, eks ju, sa ei saa neid ohvrina võtta. Nad on kõik saaki. kui lõvi läheb, valib ühe neist ära ja murrab maha, siis teeb ta ohvri. aga teised ei ole ohvrid. Inimesed võivad öelda ühiskonnas, et me oleme ohvrid, sest me tegelikult üks ühiskonnaliige sai kannatada. Me pidime nägema seda. ma tunnen ennast tõesti halvasti, eks ju. ma saan ka ennast ohvrina tunda. Ühiskond saab, inimühiskond saab. Pühvlid inimesed ei tunne karjaliikmele kaasa, eks ju, niimoodi nagu inimesed teevad. ikka tunnevad, lähevad appi. no jaa, on just, lähevad appi, eks ju. aga inimesed on ikkagi need, kes on nii-öelda sellesse karja nii kuuluvad oma emotsioonidele, nad tahavad. et ka teised tunneksid ennast hästi. ja tegelikult, kui üks kiskja märatseb ühiskonnas, siis tegelikult terve maailm tunneb ennast. terve ühiskond tunneb ennast ohvrina. vaata, mis Ameerikas toimus. kui räägitakse 2020 kõige hullem aasta. Kes veel peaasjade jäi siis? Kes oli president? Kes oli maailma kõige tugevam isik 2020. aastal? Miks juhtus nii? Miks juhtus 40. aastal nii, et terve maailm läks põlema? Kas iseenesest läks või? Äkki oli mingi üks isik seal kuskil keskel, kes kõike keerutas? Et tegelikult me oleme kõik saagina. Me oleme kõik saakloomad. Ja kui me ei oska ennast varakult seda jahti ära taibata ja seda kiskjat, me muutume potentsiaalseteks ohvriteks. kui me valime endale etteotsa sellised kiskjad, kellel on ükstaspuha meist, vaid on ainult enda isiklik huvi seal mängus ja ütlevad, et see on minu tuumarelv ja see on minu armee ja see on tegelikult minu maailm, eks ju. Siis mis rolli meie täidame selles maailmas?
ainult mingite etturite roll, kes lükatakse ümber ja tegelikult kui meie ei jälgi seda, me ei ole eriliselt valvsad, siis ei tule mitte meie koduseinad, eks ju, vaid tulevad meie riigid. et me peame olema ettevaatlikud, sest olemas need megakiskjad, eks ju. Need, kes koonduvad meeletu suure inimese hulga enda ümber ja panevad ühtesid tapma teisi, eks ju. Et tegelikult me oleme kõik saagid ja me peame tunnustama, et me oleme saakloomad. Ma teeks ühe kommentaari siia selle lambakarja kohta, et eks ju, et kui rongad tulevad tallesid võtma, eks nad võtavad kõige nõrgemad, nad teavad täpselt, kelle kallale nad lähevad. Ja lõvid teevad samad. Ja talled ei tee häält, kui neid elusalt süüakse. Ja karjane ei tohi minna vahele, sellepärast, et karja immuunsus sõltub sellest, kui vähe on ohvreid. Ja ülejäänud kari on ju õpib läbi selle, et nad näevad, eks ju, kuidas need ohvrid tekivad. Et mitte sattuda uuesti sellesse ohvri rolli ja karjane õpib, et kuidas hoida lambad niimoodi, et nad ei sünnitaks vigaseid tallesid, on ju. Ja alati tulevad mingisugused vead. Ja, aga meie ei ole lambad, me ei saa lubada, et meie naaber ära tapetakse, sellepärast, et ta nõrk on. Suures süsteemis su naabrid pekstakse iga päev ja nende lapsi vägistatakse iga päev ja mitte keegi ei lase sul mitte midagi teha. Jaa. Sest sotsiaalabi tädi ütleb, et tema käed jäävad nõrgaks ja lühikeseks. Ja me oleme inimesed ümber ringi. Ja me peame sellega kannatama, aga tegelikult see on ohver, mida meie inimesena kannatame. Ja sa näed seda ja sa kannatad. Ja meil on ebavõrdsus ühiskonnas ja me peame seda nägema. Ja sa õpetad oma lapsi ja ütled, et sa pead olema kaastundlik ja näed seal juhtud, sa kuuled, et nurgades seina taga pekstakse, mitte midagi sa ei tee. Miks juhtub see kooli kiusamine ja selline asi? Sa saad ainult oma lapsi kasvatada ja parem. Me saame ainult ise ennast kaitsta, aga nüüd on see, et kui tuleb tõesti mingi selline suur peaminister, ma ei tea, poliitik, 2 poliitikut kübaratega tulevad meile siin märatsema äkki. Ma ei tea jälle poliitikasse taandud, aga jah. Et kui tulevad, eks ju, ja hakkavad meile siin märatsema. Kes manipuleerivad meie rahaga, meie sotsiaalmaksud, keeravad endale autorollosse, siis palju õnne meile. Üksteise vastu, mis vahet siin on? Aga kui me ei loo endale kindlad protseduurireeglid, kuidas neid inimesi ära tunda, neid kiskelikke ei muutu selles maailmas mitte. Aga meie ei tee ju seda. Aga miks? Miks me ei tee? Sinul on ju väga suur järgi. Miks sa ei võiks kuulutada sõnumit, et hakkame nüüd niimoodi tegema? Meil on valge lagi ja selle kohal on jumaliku tark. Vaata, see on nüüd ohvri mentaliteet. Me peame midagi tegema. Meil on vaja erakordseid inimesi, et see asi hakkaks muutuma. No meie armas, kes oli, kes murdis läbi valge lae? Ja vahetas välja valitsuse ja nii edasi. Kas nüüd on parem? Me ei saa ironiseerida ka, me saame mõelda, et me tegelikult võime väikest sammude avaldust minna. Eestlased ei ole kunagi oma juhte usaldanud, on ju, aga kui sa ei usalda oma juhti, siis istud oma kodus ja vaatad, mis su naaber teeb, sest su juhtimad sealt ei vastuta oma tegude eest. Ta on kiske, on ju. Jah. Et me peame looma endale enesekaitsega. Enesekaitseks peame looma mingid protseduurireeglid. Keda võib valida meie juhiks, eks ju. Ja keda me valime endale abikaasaks või selleks? Just see ongi see isiklik teadlik areng, need samad raamatud, lastele ette lugemine, pere kultuuri tugevdamine on see, kust algavad ohvrite välja tulemine. Teadlikkus ühiskonnas, aga näed, meil hakkavad siin rahvas vähemaks jääma internetis, nii et tõmbame oma otsad vist kokku. Väga põnev, aitäh sulle. Tatike läks võib-olla siin lappama mõned kohad, aga kus ta siis läks? Kogu aeg. 380 lehekülge, 370 lehekülge on teie päralt, siit saate kõik üle korrata.